Paar sõna siis selle kohta, mis siin toimuma hakkab ja kuidas toimuma hakkab, ehk siis on erinevate valdkondade inimesed tulnud siis majanduskomisjoni liikmed kuulavad huviga, mis on erinevates valdkondades siis selle digiühiskonna arengukava mõjud ja eelkõige tuleviku mõjud. Täna me mingit otsust komisjonis vastu ei võta. See teema läheb Riigikogu saali järgmisel neljapäeval, kui mu mälu ei peta, ja siis juba Riigikogu saalis arutatakse seda kogu Riigikogu ja kogu Eesti rahva ees. Tehniliselt nii palju, et kui kõnelema hakkate, siis kuskil teie ees läheduses on üks mikrofon, vajutage seda punast nuppu, sest siis kuulevad meid ka inimesed, kes on interneti avarustes, ja kuuleb ka inimene, kes teeb sellest stenogrammi, ja spetsiaalselt talle mõeldes siis öelge alguses oma nimi, kui te rääkima hakkate, et ta pärast ei peaks stenogrammi leiutama, et kes nüüd täpselt kõneles ja mida ütles. Aga lähme siis selle ülipõneva teema juurde ja ma arvan Eesti tuleviku jaoks üliolulise teema juurde. Ja ma täna hommikul panin tehisarusse sisse palve, väga viisaka käsu, et ole hea, tee mulle siis sissejuhatav kõne majanduskomisjoni istungile. Ja ta tegi selle mulle täpselt 1 minutiga. See oli väga hea kõne, enam-vähem selline keskmine tase, nagu meil siin Riigikogu puldis neid kosta on, eks ole. Ma seda teile kindlasti ette lugema ei hakka, sellepärast et muidu head komisjoni liikmed arvaksid, et komisjoni esimees on robotiks muutunud. Aga mida ma võin selle teema kohta öelda küll, et miks just majanduskomisjon seda käsitleb, on see, et ma arvan, et kogu sellel digiühiskonna teemal on väga otsene mõju ja seos nii kogu ühiskonnale, aga ka majandusele. Ja kui me mõtleme selle peale niipidi, et me oleme praegusel hetkel väga mures oma majanduskasvu, SKP kasvu pärast ja võib-olla ka eelkõige seetõttu, et kehvad majandustulemused on võimalik ära põhjendada siis tootlikkuse viletsa olukorraga, siis tõepoolest sealt samast digiühiskonna arengukavast me näeme, et tänu tehisaru kasutuselevõtul on võimalik oluliselt parandada nii tootlikkust kui ka kasvatada SKP-d. Ja majanduse seisukohalt võib-olla ongi nagu oluline see 2 otsast. Üks on siis see, et tõepoolest, kui kogu ettevõtlus ja ka riik, ühiskond võtab kasutusele tehisaru, siis kindlasti tehakse oluliselt vähem lolli tööd ja jääb aega tegeleda mõistlike asjadega. Ja see mõjub majandusele hästi. Aga meie kui IT-riik omakorda saame välja töötada ilmselt suure hulga tehisarul põhinevaid teenuseid, müüa seda maailma, eksportida ja ilmselt ka sealt kaudu teha oma majandust targemaks, kasumlikumaks ja töökohad mõnusamaks. Aga nii palju võib-olla sissejuhatuseks ja asume siis asja juurde. Annaksin hea meelega sõna justiits- ja digiminister Liisa-Ly Pakostale, kes siis lühidalt tutvustab seda arengukava. Aitäh! Aitäh! Kõigepealt, kui lubate, ma annan raami, millega me siin praegu üldse tegeleme. Nii nagu pered teevad praegu suveplaane ja võib-olla on mõnikord see plaan ka natuke pikem, et näiteks vannitoa remont on ikkagi järgmine suvi, mitte see suvi. Nii on ka Eesti riigil olemas üks suur plaan kogu riigi jaoks, see on Eesti 2035 arengukava ja see arengukava tähendab seda, et kõik riigiasutused ja kohalikud omavalitsused liiguvad mööda seda plaani. Sellel plaanil on mitu alaosa ja üks nendest alaosadest on digiühiskonna arengukava. Ja meil on tegelikult praegu olemas kehtiv arengukava aastani 2030, aga ometi me arutame täiesti uut arengukava siin praegu.
Ja see põhjus, miks me oleme otsustanud täiesti uue teha, on peamiselt seotud kahe asjaga. Esiteks, meil on kohal tehisaru. Ja tehisaru tähendab seda, et me teeme plaane ümber. Teeme uued plaanid, et saada tehisarust just nimelt Eestis kõige rohkem kasu, hoida väga hästi ohud ära ja et iga Eesti inimene saaks aru, mida avalik sektor teeb, mis on tema võimalused või kui noored näiteks valivad oma elukutset, et tegelikult tasub läbi vaadata ka see arengukava, et siin on kirjeldatud ka üldisemad muudatused ühiskonnale tehisarust ja selle kasutamisest tulenevalt. Ja teine põhjus, miks me kava muudame, on see, et meil on muutunud geopoliitiline olukord. Täiemahuline sõda Ukrainas Vene agressori poolt, aga mitte ainult, tähendab seda, et me võtame need õppetunnid ja me tegelikult näeme ka seda, kuidas küberründed Eesti vastu on igal aastal ikkagi kasvanud väga selges tõusvas joones ja kahjuks on kasvanud ka need juhtumid, kus meie vastu suunatud küberrünne on olnud edukas. Meie vastu see tähendab seda, et see võib olla ühe perekonna vastu, ühe ettevõtte vastu või mõne riigiasutuse vastu. Nii et meil on kaks väga suurt muutust, tehisaru ja teiseks siis see geopoliitiline uus olukord, mis on tinginud selle, et me oleme täiesti uue kava teinud. Nüüd see arengukava on täiesti teistsugune arengukava, kui siiamaani on harjutud arengukavasid nägema. Natuke meil isegi läks aega sellega, et siis ülejäänud avalikule sektorile selgeks teha, et tegelikult saab niimoodi ka arengukavasid teha. See ei ole pikk ja mahukas dokument, see on väga lühike ja koosneb konkreetsetest punktidest, mida keegi tegema peab, mis ajaks ja milliste mõõdikutega. Ja see konkreetsus, et nii tuleb teha, punktide kogum, tegelikult on suunatud sellele, et esiteks igaüks teaks, mida selles väga keerulises ja kiires tehnoloogilises olukorras, kus me oleme, tehnoloogia muutumises, et mida üleüldse teha. Ja teiseks ka mida mitte teha. Ja kolmandaks, et kes teeb mida, mis ajaks. Loomulikult tulevad täpsemad rakendusplaanid ka veel juurde, aga see arengukava juba ise koosneb väga konkreetsetest punktidest. Näiteks punkt 213 aastaks 2027 peab olema usaldusväärse tehisaru arendamise tööriistakast avalikule sektorile valmis või siis punkt 217 aastaks 2030 peab olema avalikus sektoris kokku hoitud 425 miljonit eurot. Selleks avaliku sektori kulude kokkuhoid tuleneb siis sellest, et me kasutame tehisaru süsteeme lolli töö asendamiseks ja inimesi saab paremini teenindada. Nii, ehk siis millest me räägime, kuidas teha tuleb või kuidas selle järgi elada tuleb ja sellepärast on ka väga hea, kui meil on erinevad osapooled, kes kaasa mõtlevad, sest see on arenev dokument. Isegi kui see digiühiskonna arengukava vastu võetakse ja isegi kui siin on peal aasta 2030 praegu, siis me teame, et tehnoloogia muutub edasi väga kiiresti ja see on kaasav ja arenev dokument, mida me kogu aeg muudame. Ehk et see erineb kõikidest teistest Eesti riigi arengukavadest selle poolest, et seda muudetakse kogu aeg. Ja nüüd on kaks võib-olla kõige olulisemat valiku kohta, mida see arengukava teeb või kus me oleme valikukohad teinud. Meil on üle terve maailma erakordselt äge digirahvas ja me oleme globaalselt juhtivate digiriikide hulgas. Samal ajal me näeme, et tehisaru on võimalik kasutada ka inimeste kontrollimiseks, jälgimiseks ja inimeste suunamisel, et inimesed oleksid sellised erakordselt perfektsed, et selleks on võimalik tehisaru, kaamerasüsteeme, kohest tuvastamist, tohutut analüüsivõimekust kasutada niimoodi, et põhimõtteliselt iga eksimust saaks trahvida, iga valesti tehtud asja saaks kätte ja inimesed hakkaksid käima nööri mööda
ja tegema kõiki asju õigesti või üldse mitte midagi tegema igaks juhuks, sest tehisaru võimaldab tegelikult enneolematut riigipoolset kontrolli või jälgimist. Ja siin me oleme teinud väga põhimõttelise ja selge otsuse, meie valime vabaduse. Me valime selle, et me ei kasuta Eesti riigi poolt tehnoloogilisi võimalusi selleks, et inimesi jälgida, kontrollida ja et me ei taha suunata inimesi olema paremad inimesed, vaid meile väga hästi sobib, kui Eesti inimesed on ebaperfektsed, mitteperfektsed, kui Eesti inimesed ei tee kõiki asju õigesti ja vahel läheb mõni asi isegi pahasti. Et me ei kasuta tehisaru ja tehnoloogilisi võimekusi usalduse lõhkumiseks, sellepärast, et me valime vabaduse ja vaba riik saab põhineda ainult sellel, et usaldus on alles, inimeste usaldus riigi vastu on alles. Ja sealt tuleb teine väga põhimõtteline valik. Andmed, mille peal kõik tehisaru ju töötab, andmed on inimeste omad, ettevõtete omad ja me kasutame neid äärmiselt läbipaistvalt. Me oleme juba alustanud sellega, et andmejälgija, mille te kõik saate leida oma mobiiltelefonist, näiteks Eesti riigi äpist või ka arvutist, andmejälgija läheb kõigile kohustuslikuks, kõikidele riigiasutustele kohustuslikuks, kuni Kaitsepolitseiametini välja. Ja me arendame oma digiühiskonda niimoodi, et riik on läbipaistev. Riik kasutab andmeid läbipaistvalt, riik teeb automaatseid otsuseid, seal, kus seda teha saab, tehisaru abiga, palju kiiremini jõuame teenustega niimoodi inimesteni, aga me teeme ka seda läbipaistvalt, seda saab vaidlustada, et kõik meie demokraatlikud olulised väärtused me hoiame alles. Ja see on maailma mastaabis ka tegelikult päris üks eriline otsus. Ja sellest tulenevalt me enam ei taha olla maailma digiriik number 1. Me tahame olla maailma digiriik number 1 vabadusi austavate riikide hulgas ja see on väga oluline ja põhimõtteline valik. Lisaks on selles arengukavas veel üks terve peatükk, mis erineb varasemast ja see puudutab turvalisust, kaitstud küberruumi ja hukukindlust. Seda, et küberturvalisus on väga oluline, teadsime me juba vana arengukava ajal ja teame juba palju aastaid. Eesti teatavasti on kirjutatud maailma küberturvalisuse ajalukku selle poolest, et 2007. aastal olime me maailmas esimene riik, keda küberründas teine riik. Aga nüüd selles arengukavas me näeme ette mitte ainult väga hea küberturvalisuse taseme, vaid me näeme ette ka selle, et isegi kui midagi juhtub, isegi kui mingi osa Eestist näiteks on loomulikult äärmiselt lühikest aega ainult okupeeritud, siis sellisel juhul meie digiriigi teenused toimivad. Ehk et meie digiriik on hukukindel, toimib igas olukorras. Et see on ka väga suur uuendus selles arengukavas. Mitu asja läheb edasi, näiteks see, et me tõesti, meil on väga oluline see, et digiühendused oleks üle terve Eesti, et meil oleks inimestel teadmised ja oskused selles kaasaegses digiühiskonnas elamiseks ja et me saaksime ka kõik ohud õigesti hinnatud, kätte, ennetatud ja maha. Aga kui rääkida peamistest muudatustest, siis kõige olulisem on see vabaduste valik. Aga vabaduste valik lõpetuseks, vabaduste valik tähendab inimestele ikkagi seda, et me tahame tõesti pakkuda, et kõikidest nendest headest võimalustest, mida digiühiskond, mida tehisaru Eestile võimaldab, me võtame maksimumi. Ettevõtete jaoks, aga ka näiteks niimoodi, et üks pere tahab kolida, siis me oleksime selline ühe lause riik. Et pere lihtsalt ütleb, et me kolime näiteks Tallinnast Kükametsa ja selle lause peale riik on juba kõik vajalikku ära organiseerinud, on leitud uus kool, uus lasteaed, on pakutud teenused, kas võtan vastu, ei võta vastu
ehk et kõik see, mis inimese jaoks on mugav, millised võimalused ta on enne ise valinud, et ma niisuguseid teenuseid tahan, see on hästi lihtsalt kättesaadav. Aga meie digiriigis on vabadusi hindavas digiriigis on võimalik elada ka niimoodi, et sul ei ole ühtegi seadet. Sul ei pea olema ei mobiiltelefoni ega arvutit, sa oled täieväärtuslik digiühiskonna liige, sellepärast et meil on olemas erakordselt suurepärane raamatukogude võrk, kes, kui sul on vaja midagi teha, näiteks pangaülekannet või midagi sellist, siis sa saad minna oma kohalikku küla raamatukokku ja seal aidatakse sul see asi ära teha. Ehk et digiühiskond on absoluutselt kõigile ja iga inimene saab vabalt valida, millisel moel ta tahab selle ühiskonna liige olla. Aitäh! Tänud, Liisa, ja selle jaoks, et tõestada, et su jutul on ikka tõepõhi all, siis veel 2 päeva tagasi, et see arengukava on elav dokument. 2 päeva tagasi nägi minu dokument välja selline ja elades 2 päeva, siis täna sain ma sellise asja siia laua peale. Tõepoolest elav dokument muutub värvilisemaks ja kaunimaks. Aga mitte ei, see on mul arvutis ka olemas, nii et ta on digitaalselt muundub ka seal aina kaunimaks ja kaunimaks. Aga lähme nüüd asja juurde. Tõepoolest meil on siis erinevad ühiskonna huvigrupid siis kohal ja hea meelega kuulaks, et kuidas siis arengukava võiks nende elu moel või teisel mõjutada. Teeme niimoodi, et üks räägib umbes 5 minutit ja küsimuste-vastuste voor on siis kõige lõpus ja igal ühel meil on selline demokraatlik komisjon, et igaüks võib küsida küsimusi igaühe käest, kes siin vähegi laua taga on. Andke mulle ainult sellest eelnevalt käega märku, et ma saaksin paberi peale kirja panna siis järjekorra küsimustest. Aga kui see kõik on klaar, siis annaksin ma kõigepealt sõna Karl-Erik Kirsile, kes siis on Eesti Õpilasesinduste Liidu juhatuse esimees, et ole hea. Jaa, esmalt suur aitäh meid kaasamast. See ei ole alati nii, kus noorte esindajad on laua taha kutsutud arvamust avaldama ja ma tänan selle eest. Olles õpilane ja õpilaste esindaja, avan ma siis arengukava juures just hariduslikku vaadet ja kuidas see võiks mõjutada tänaseid õpilasi ja tuleviku õpilasi. Ja ütlen ette ära, et üldine vaade on hea, toon välja mõned siis mõttekohad. Et nagu arengukavas on näidatud, siis hästi oluline on lisaks tehnoloogia arendamisele ka digioskuste ja tehisaruoskuse järjepidev arendamine. See on üks arengukava keskseid eeldusi, et kõikidel kodanikel, kes lõpetavad siis oma haridustee, on olemas vastavad digipädevused ja tehisaruoskused, et minna siis edasi avalikku sektorisse, erasektorisse ja luua seal taas uuesti innovatsiooni. Väga oluline on siinjuures silmas pidada, et silmas pidada ka hariduslikku ebavõrdsust siis selle juures, et me ei saa vaadata ühtsele riigile vastu ilma selleta, et me vaatame, et igal koolil oleks olemas vastav digitaristu, et anda edasi need digipädevused ja tehisaruoskused. See on täna puudujääk ning ka sellele tuleb hakata siis tähelepanu pöörama, kui tehisaru läheb kinnitamisele ja rakendamisele, et kõikidel koolidel oleks ka päriselt olemas võrdsed võimalused digipädevuste arendamiseks. Ehk siis digipädevuste süsteemne arendamine tähendab süsteemset investeeringut koolide digivõimalustesse. Samuti toetame väga seisukohta, et digipädevuste arendamine on keskne, see peab toimuma süsteemselt see peab olema süsteemselt lõimitud kogu haridusteesse, mitte olema eraldi teema. Ja üldiselt ka tehisaruoskuste juures peab muutuma ka üldine vaade haridusele. Et arvestame natukene rohkem sellega, et need probleemid, mida me haridusega üritame lahendada, toetaks õpilaste kriitilist mõtlemist, probleemilahendust, teadmiste rakendamist, mitte faktide tuupimist. Need on samuti väga olulised ning aitavad siis kaasa ka reaalsete tehisaruoskuste arendamisele.
Kõige selle käigus peab arvestama sellega, et kui me tahame lõimida digipädevusi haridusteesse, et see ei tähendaks õpilastele täiendavat lisakoormust, kui tahta see seada selgeks prioriteediks, siis see peab tulema millegi arvelt, et ei oleks lihtsalt +1 jälle õppekavale, vaid tuleb vaadata, mis mahus see on, samas kui lõimida seda tänaste teemade sisse ja kogu haridusteesse, siis ei tohiks olla probleem. Aga lihtsalt, et õpilaste heaolu, töökoormus peavad olema siis muutustes arvestatud ning reformid ei tohi toimuda õppijate arvelt. Ning samuti arvestada ka noorte kaasamise aspekti, et kuulata igas koolis ära noored, nende arvamused sellest, kuidas digipädevusi on selles kooliruumis arendatud ning kaasata neid ka järjepidevalt, nii nagu seda on tehtud täna. Oma lühikese sõnavõtu lõppu ma ütlen, et õppijate digipädevuste arendamine on siin selge prioriteet, ükski muutus, mis on siia kirja pandud, ei saa toimuda ilma selleta. Seega on mul ainult hea meel tõdeda, et siin arengukavas on see selgelt olemas. Selged suunitused selleni, kuidas jõuda päriselt digipädevate õppijateni. Aitäh! Ja tänan, Karl-Erik, et minuga on küll igal juhul niimoodi, et kui mul on mingeid digitaalsed või tehnoloogilisi probleeme, siis nendega pöördun ma eelkõige noorema põlvkonna poole niimoodi, et ma arvan, et oli ka omal kohal seda vestlusringi sinust alustada, aga lähme edasi ja Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit ja Urmas Kõlli, Doris Põld, olge hea. Aitäh! Võib-olla alustan ühest meeldetuletusest, et meie 25+ aastat vana digiriik ei ole mitte isetekkeline moodustis ega ka riigi poolt ainuüksi loodud keskkond või maailma ümber. Et see on tegelikult sündinud väga tihedas ettevõtete ja riigi koostöös ja selle tagaseisev IT-sektor on päris arvestav majanduses osaleja, umbes 6% tööjõust on meie töötajaskond, kusagil 10% tööjõumaksudest maksame riigis ehk ligi miljard. Ja üle 30% riigi teenuste ekspordist teeb see sektor. Ehk siis oleme selle digiriigi või e-riigi ehitajatena tegelikult kasvanud arvestatavaks majandusjõuks. Ja mitte väheoluline või vähetähtis ei ole see, et riik siis seda digiühiskonda, digiriiki arendades ei ole teinud seda väga erinevates kohtades erineval moel toimivate sammude kaudu, vaid selle taga on olnud sellised raamdokumendid juba päris pikka aega ja äärmiselt oluline on see, et parlament on selle arengukava üks oluline valikute tegija, seiraja ja rõhuasetuste määraja. Et mul on olnud õnn 1998. aastal olla Eesti esimese digiriiki korraldava dokumendi rahvaesindajatele selgitamise juures, ehk siis tegemist oli infopoliitika põhialustega 1998. Et sellest ajast saati on tegelikult parlament olnud nende protsesside taga, mis meid selleni on viinud, kus me täna oleme. Nii, pikk sissejuhatus. Digiühiskonna arengukava uuendamine võttis küll mõnda aega, aga see tulemus, kuhu me välja jõudsime, on selles mõttes hea, et see raamistik, mis siia on loodud, on hästi selgelt lahti kirjutatud võrreldes varasemate versioonidega. Härra koosoleku juhataja juba mainis seda, et dokument on läinud käepäraseks. Et nii Riigikogul, valitsusel, meie väga iseseisvatel ministeeriumidel, omavalitsustel, ühiskondlikel organisatsioonidel ja nii edasi on tegelikult üks raamistik fookusteks, pingutusteks ja oma tegevuste tegemiseks. Et selles mõttes on see
hea. Sektori ettevõtjaid kaasati väga hästi, siin tõsine kiitus. Meie ettevõtjad, kes tegelikult seda e-riiki suuresti ehitavad, olid erinevate töögruppide kaudu kaasatud ja suur osa olulisi ettepanekuid on ka moel või teisel kajastuse leidnud selles dokumendis. Et meie jaoks on oluline just see, mis on selle dokumendi kaudu nagu selgelt arusaadav, et töökorralduslikult riik seab suunad ja loob raamid, ettevõtted aga ehitavad ja arendavad neid lahendusi. Et see printsiip, mis vahepeal siin on natuke paigast nihkuma võib-olla hakanud, et see on nüüd deklareeritud väga ühemõtteliselt ja väga selgelt ja ilma põhjendatud vajaduseta me näeme, et riik ei hakka oma arendustöid tegema. Et see on kindlus ettevõtjatele koduturgudel töötamiseks selleks, et ehitada oma ekspordipotentsiaali. Et digiriigi lahenduste eksport saab toimuda ainult siis, kui me oma riigis oleme neid asju teinud. Muidu me ei ole usaldusväärsed. Nüüd natuke mõõdikutest ka, et selles dokumendis on terve hulk mõõdikuid. Meile jäi silma üsna ambitsioonikas ekspordimõõdik ehk siis 10–15% ekspordi kasvu iga aasta. See on võimalik, aga siis ei tohi tõesti me konkureerida riigiga tootmises või lahenduste ehitamises. Et see peab olema nagu siis kokku lepitud. Mõned mõõdikud olid sellised üsna tagasihoidlikud. Me nägime, et osakaal keskvalitsuse tööhõivest on 9%, eesmärgina praegu on see 9,1%, võit 0,1%. Et äkki seal saab ambitsioonikamalt midagi teha. Aga see selleks, ma ei usu, et sellepärast peaks dokumenti muutma. Ja meie mõte on selles, et võib-olla mingi mõõdik võiks olla seotud avaliku sektori valitsemiskulude osakaalu sidumist SKP-ga. Sest et SKP on see, mille kaudu me tegelikult rahastame oma elu või mille kaudu me selle tegevuse katame, et äkki see mõõdik võiks ka kunagi tekkida. Aga need on mõtted tulevikuks. Ja siis kokkuvõtteks võib-olla seda, et oluline üsna hea dokument tuleb jõustada. Mõned mõtted juurde veel üks järelmus. Et see, et ta on elav dokument, see on kajastatud juba dokumendis endas, aga me tahaks seda eraldi veel rõhutada, sest et mingid asjad, mida me sinna oleme täna osanud kirjutada aasta või 2 pärast, on võib-olla hoopis teises olukorras. Just AI oma kiire arenguga, aga ka näiteks selline teema, mis tõenäoliselt vajab sisustamist, on Eesti digitaalne suveräänsus. Me oleme seda kuidagi iseenesest mõistetavana võtnud, et suveräänsus, territoriaalne, õiguslik, et see on nagu meil aktsepteeritud. Aga digitaalne suveräänsus, kuna digitaalne osa hõlmab meie tegevusest liiga palju, siis see on oluline. Et võib-olla seda järgmistes redaktsioonides vaadata. Üks moment veel, mida ettevõtjad märkisid, loodan, et ma ei lähe üle ajast liiga palju, on see, et tal ikkagi sellel dokumendil on natuke digiriigi arengukava maiku, et ühiskonna laiuselt on võib-olla see natuke ebaühtlane see haaratus, aga ma saan aru, et kõik ei saagi korraga ja kõiki valdkondi ei peagi korraga haarama. Ja kolmas kommentaar või mõte, et ma juba siin mitu korda mainisin, et riik oma arendustelt siirdub ikkagi sektorist lahenduste tellimisele. Veel selgemalt, ühemõttelisemalt. Ja kõige viimane võib-olla niuke, kas siia valdkonda kuuluv mõte või kuhugi mujale, on see, et kui me oleme oma digiriigi sellisena, hästi toimivana, võimsana, mugavana üles ehitanud, siis meil peaks olema kas samas dokumendis või mingis dokumendis selge ülevaade selle kohta, et kui me satume sellisesse kriisi, kus riik ei toimi, siis kuidas mina kodanikuna saaksin hakkama või saan neid toiminguid, mis mul on padudigitaalsed, teha siis, kui see digitaalne ei kehti või ei tööta. See ei pruugi olla sõda või tuumasõda, see võib olla mingi kriis, kus terve suur ala
on pärsitud oma digivõimekuste osas. Ja siis ma peaksin aru saama, või teadma, et see või teine teenus on ka alternatiivina kindlasti olemas. See on üles loetletud, see on valmis ehitatud, see on olemas. Et ma ei hakka leiutama kriisiolukorras, mis siis või mis ma tegema pean siis, kui äkki see keskkond ei toimi. Tänud. Nii, aitäh Urmas ja lähme edasi. Järgmiseks Eesti.ai nõukogu liige Linnar, ole hea. Aitäh. Eesti digiühiskonna arengut on eelkõige iseloomustanud mitte selline hoogtöö ja kampaania korras liikumine, mitte ülereageerimine, haibiga kaasa minemine, vaid see on olnud hästi loomulik, orgaaniline ja me oleme teinud läbivalt mõistuspäraseid, argumenteeritud häid valikuid nii tehnoloogia valikul ja selle kasutuselevõtul. See areng on hakanud peale võimekustest, asutuste võimekustest, asutuste ülesest võimekusest, on liigutud ettevõtjate ja kodanikukesksete lähenemisteni ja praegusel hetkel fookuses ka ühiskonda läbivad ja sektori ülesed lähenemised. See on olnud kõik hästi loomulik ja orgaaniline kasv. Me ei ole kunagi lubanud enamat, kui me oleme suutelised tegema ja see, mis me oleme teinud, on mõjukas. Alati on olnud tasakaalus paar asja. Üks on ligipääs tehnoloogiale, teine on oskused seda tehnoloogiat kasutada, kolmas on selle tehnoloogia ja oskustega teenuste loomine ja neljandaks väga oluliseks osaks on olnud õigusruum või raamistik, kus kohas selle tehnoloogia kasutamine leiab aset. Ja seda neljandat teenib praegusel hetkel kindlasti ka see arengukava. Mul on väga hea meel, et sellel on olemas loogiline, selge järjepidevus, millele juba Urmas viitas siin. Ja see, et need arengukavad on üha rohkem ja rohkem reaalajas muutustele reageerimas, on ainult teretulnud. Väga vähesed riigid suudavad sellisel viisil oma õigusruume, kavasid, plaane korraldada. Meie üks tugevamaid lähtepunkte on alati olnud see, et me oleme lähtunud arengukavade, just digiühiskonna arengukavade loomisel teatud kokkuleppelistest põhimõtetest ja printsiipidest. Need on ka kogu tegelikult tehnoloogia arengu aluseks olnud. Teadlased, tehnoloogiaettevõtted on kokku leppinud, milliste põhimõtete ja printsiipide järgi, standardite järgi toimub tehnoloogia arendamine ja sealt on võimalik jõuda järgmiste konkreetsete tegevusteni, põhimõtted, printsiibid ja toome lihtsalt näite, kui me oleme öelnud seda, siin juba minister tõi välja selle, et meil on proaktiivsed teenused, mis lähtuvad andmetest, mis meil on inimese kohta olemas, siis see on printsiip ja põhimõte, et me oleme seda eelnevalt teinud nii, et meil on ühe korra oleme inimeste käest küsinud andmeid, kui üks kord on öeldud, siis riik juba teab neid andmeid. Ja kui me avaldame oma soovi, siis riik nendest andmetest lähtuvalt korraldab teenuseid. Üks kord andmeid küsida, väga lihtne arusaadav printsiip, aga millistesse tegevustesse, millistesse konkreetsetesse ülesannetesse ja töövoogudesse ta läheb, see on juba tegelikult sammukese allapoole. Ja see on hästi oluline lähtepunkt, põhimõtted ja printsiibid. Nüüd see koht, kuhu me oleme välja jõudnud oma Eesti digitaalse ökosüsteemiga. Digitaalsete andmetega hõivatus, igapäevase elukorraldus, erinevalt paljudest muudest riikidest annab see võimaluse meil järgmist tehnoloogia arengumustrit paremini kasutusele võtta. Me võime veel kord öelda, et tehisaru paberit ei söö, aga ta väga hea meelega sööb andmeid ja kasutab neid andmeid selleks, et paremaid teenuseid luua. Ehk riigid, asutused, ettevõtted, kes on jäänud kinni oma kujundatud protsessidele nii mõtlemises kui ka tegelikult selle füüsilises väljundis, ei ole praegusel hetkel punktis, kus nad suudaksid tehisaru tõhusalt juurutada ja kasutada. Eesti eristub selles ja siin ma tooksin sisse just selle sama eelmainitu digiühiskonna arengukava, jah,
räägib väga palju avalikust haldusest, aga see ongi praegu hetkel olnud infoühiskonna arengukava üks olulisemaid printsiipe, sisaldades tegelikult viiteid ettevõtlusele, viiteid haridusele, viiteid tervishoiule, aga mitte öeldes seda, et me oleme ka tervishoiu arengukava, vaid kuidas tehnoloogia võimestab selles valdkonnas toimuvad arenguid. Eesti AI lähtub Riigikantselei juures loodud nõukoja tegevuses sellest, et tegemist on tehnoloogiaga, mida Eestis on väga mõttekas ühiskonda läbivalt ja mõjukalt kasutusele võtta. Muuhulgas ka avalikus sektoris ja eelkõige ettevõtluses. Ning siin on hulk asju, kus me oleme juba praegu hetkeks tõdenud, et digiühiskonna arengukava võimestab ka neid eesmärke. Mitte ainult väikeettevõtjate, mitte ainult tehnoloogiakesksete ettevõtete, aga ka sellesama ökosüsteemi edasist arengut. Lühidalt võiks öelda, et arengukava näeb Eestit tehisarupõhise riigina ja siin tuleb esile tuua ühte olulist asja. See tähendab ka seda, et me peame enda jaoks mõtestama selle tehisaru erinevad kihid ja komponendid. See ei ole ainult rakenduste kiht, mida me kõik teame ja mida siin ka komisjoni liikmed on kasutanud omal võib-olla sõnavõttude ettevalmistamiseks või temaga mängimiseks, suhtlemiseks. See ei ole pelgalt rakenduse kiht, need on ka mudelid, mille kallal tuleb tööd teha, treenida, kasutusele võtta ja neid on rohkem kui kassipiltide loomiseks või vestluseks mõeldud. Need on väga spetsiifilised valdkonnad alates tervishoiust, diagnostikast, tööstusprotsesside automatiseerimisest, riikliku julgeoleku teemadest ja neid tekib juurde, nendega tuleb just ka rakenduskihist allpool tasandil olla veendunud, et nad töötavad meie jaoks. Ja veel kiht allapoole, milles ma näen samuti ambitsiooni, on ka tegelikult infrastruktuuriga seotud olulised küsimused, kus neid mudeleid mitte ainult ei treenita, vaid kus andmeid hallatakse, hoitakse. Ja siin me jõuame välja sellise riikliku suveräänsuse küsimuse juurde digiühiskonnas. Milline see meie jaoks välja näeb ja kuidas me mõtestame enda jaoks neid olulisi riske, aga ka võimalusi. See kõik on kaalumise küsimus ja minu meelest siin tuuakse ka raamistik, mis annab võimaluse esitada küsimusi, kas sellise rakenduse praegune kasutuselevõtt on julgeolekurisk, kas see on risk suveräänsusele või kas see on tolereeritav, et seda pakub ühe teise riigi ettevõtte meil praegusel hetkel selle konkreetse probleemi lahendamiseks, selle teenuse kasutamiseks. Digiühiskond on äärmiselt läbi põimunud. Kokkuvõttes ma veel kord leian seda, et see on lähtumas meie digiühiskonna arenguloogikast, meie enda dünaamikast, peegeldab hästi seda hetke, kuhu me oleme välja jõudnud ning annab võimaluse 21. sajandi esimese veerandsaja jooksul välja kujunenud ja üle ootuste kiiresti arenenud tehnoloogiat ka meil teadlikult ja mõjukalt kasutusele võtta. Aitäh! Tänud, Linnar, ja lähme edasi. Eesti Linnade ja Valdade Liit ja Kaimo Käärmann-Liive. Kaimo, ole hea! Jah, tervist, aitäh, lugupeetud esimees. Siis omavalitsuste vaade sellele arengukavale. On tõesti hea tõdeda, et me ei tegele uue arengukavaga, nagu täna on korduvalt rõhutatud, vaid see on elav dokument, mida siis uuendatakse. Ja tõesti, selles dokumendis räägitakse, kuhu ja kuidas minna, tuuakse välja ka need kitsaskohad või probleemid, mis meil täna võib-olla digiriigi arengut siis suurt edasiminekut või kiiret edasiminekut takistavad, et siin riigis töötatakse välja võib-olla samu lahendusi, tehniline võlg kasvab, avaliku teenuste arendamine ja ülalpidamine kallineb, on suurte kuludega ja raskesti juhitav. Tõesti see juhtimisküsimus on nagu hästi oluline, selle juurde tulen tagasi, aga siis tõesti, et see tulevik on selles, et tuleviku personaalne riik eeldab aga platvormipõhisemat lähenemist ja süsteemsemat koostalitust. See tähendab seda, et linnade ja valdade vaates, et sellesse digiriigi ökosüsteemi selles ökosüsteemis on väga oluline roll ka kohalikel omavalitsustel. Ja nagu ka arengukava ütleb, et aastast 2028 on Eesti.ee ja Eesti äpp kujundatud riigikeskseks digiväravaks.
kus siis eeldatavasti oleks ka kohalike omavalitsuste teenused ja võimalused sujuvaks asjaajamiseks eraisikutele ja ettevõtetele. See on väga õige lähenemine ja loomulikult teistmoodi ei saagi, aga lihtsalt rõhutan, et kohalikud omavalitsused on Eestis autonoomsed, nad on väga erineva võimekusega, et kohalikud omavalitsused vajavad sellist, nagu siin alustasin sellest juhtimisest või koordineerimisest, seda, et nad oleksid kaasas, natukene ka sellist käehoidmist ja järeleaitamist. On Eestis väga häid edulugusid nii-öelda digiteenustes. Räägime siin kas või Tallinna digikaksikust või Tartu puhul lahendusest, kus kui tee peal midagi kaevatakse, siis need andmed on, kui on ka seal mingid liikluspiirangud või tee sulgemine, need on avaandmed, mille võib üles korjata siis ükskõik milline rakendus, Waze näiteks, ja siis kasutaja kõrvale juhtida. Või siis Pärnu puhul, kus näiteks on tehtud lahendused, kui inimesel on elektriauto ja ta saab Pärnu linnas tasuta parkida, siis ta lihtsalt läheb ja pargib, ta ei pea mitte kuhugi sellest teatama, mitte midagi taotlema. See ongi see proaktiivne lähenemine, et omavalitsused on siin suure sammu astunud, aga kahjuks on ka see pilt ei ole alati nii kirju. Ehk siis, et see suund selles, et omavalitsused riiklikke lahendusi kasutusele võtaksid, väga õige, aga samas jällegi erinevalt riigist, kui riik on väga palju süsteeme ise välja ehitanud, siis omavalitsused tihtipeale rendivad neid lahendusi, mille peal teenuseid pakkuda ja nende karbitoodete ja riigisüsteemide ühtseks saamine ja sujuva kasutuskogemuse tagamine, see on väga õigesti sätestatud eesmärk seal, kuid ma ei taha kuidagi nagu maha tõmmata ja pessimistlikult kõlada, aga lihtsalt see vajab eraldi rõhku ja eraldi tähelepanu, et see siis tehtud saaks. Ja tahtsin veel siis rõhutada, et selleks, et siis digiriigi arendamine toimuks sisuliselt ja jätkusuutlikult, on oluline, et riiklikud ressursi- ja toetusmeetmed oleksid jaotatud ka kohalike omavalitsustele, et kohalikud omavalitsused siis saaksid oma lahendustega sinna riigisüsteemide külge tulla, et siis tõesti, ministri poolt siin väga hea näide, et kui perekond kolib Tallinnast väljapoole, vist oli see Küka-Petsase koht, et siis tõesti lapsed lähevad seal lasteaeda, kooli, mis on kohaliku omavalitsuse teenused, et see kogu see ökosüsteem töötaks, et siis tuleb sellele eraldi tähelepanu pöörata. Ja lõpetan võib-olla sellega, et on seal selle rõhutatud, et seda arengukava tuleb strateegiliselt juhtida ja koordineerida. Ja lihtsalt hästi kõrvalpõikena, et kunagi, kui meil siin hiljuti oli Eestis suur haldusreform, siis OECD esindaja rõhutas, et alternatiiv haldusreformile on omavalitsuste koostöö. Kuid et igasugune koostöö vajab samuti ressursse juhtimist, et see koostöö ei toimu iseenesest, ehk siis jällegi rõhk sellele, et omavalitsused ja riigid saavad asju koostöös teha, kuid see on siis vaja vajab vahendeid ja mõtestatud suunamist, et see ei juhtu iseenesest. Ja võib-olla nüüd kõige lõpuks sellised ka veel sellised häid näiteid, et Eesti Linnade Valdade Liit oleme omavalitsuste palvel. Riik on välja töötanud nii-öelda valitsusportaali, kus riigi tavaliselt ministeeriumitele, aga ka allasutustele on see uus kodulehe lahendus. Omavalitsused vaatasid selle otsa, leidsid, et see on päris hea ja selle põhjal ongi siis arendatud ka omavalitsusportaal, omavalitsuste koduleht, et tõesti väga hea näide, kus riiklikult välja töötatud lahendust on siis omavalitsused kasutamas, üle 40 omavalitsuse on selle siis juba või siis kohe kasutusele võtnud. Ja lõpetan sellega, et näiteks seal on see digiühiskonna arengukavas on see rahulolu mõõtmiseks, on ka see siht ka juba tänases arengukavas, seda on siis pikendatud aastani 2035,
et taas, et me saaksime teada, milline on rahulolu kohalike omavalitsuste avalike digiteenustega, siis tuleb seda mõõta. Et täna tuleb tõdeda, et väga paljud omavalitsused sellega ei tegele, aga samas on jällegi Riigi Infosüsteemi Amet, Justiits- Digiministeerium selle avalike teenuste rahulolu küsimustega palju tegelenud, oleme algatanud koostööprojekti, et kuidas seda, mis juba see teadmine riigis on, et kuidas seda siis ka kohalikes omavalitsustes ära kasutada. Ehk siis digivõimekas omavalitsus või siis laiemalt digivõimekas ühiskond algab juhtimisest, tarkadest valikutest, mitte niivõrd tehnoloogiast. See on oluline, aga et siis see juhtimine ja valikuküsimused on kõige tähtsamad. Aitäh! Aga tänud, Kaimo, ja nüüd annaksin sõna Eesti Raamatukogu Hoidjate Ühingule ja siin proua minister lubas, et nüüd saab ka raamatukogus pangaülekandeid teha. Et mul on just üks lähiajal plaanis raamatukokku minna, et ole hea, Kristi, räägi siis, kuidas see mul seal täpselt toimuma hakkab. Ja, suur tänu ja räägin hea meelega. Mina olen Kristi Veeper Eesti Raamatukogu Hoidjate Ühingust ja ma teen sellise hästi praktilise ülevaate sellest, kuidas rahvaraamatukogud on tegelikult digiühiskonna turvavõrk. Ehk siis ma tegin mõned slaidid ka peaasjalikult selle tõttu, et ma tahtsin teile näidata seda pilti. Et Eesti Raamatukogu võrk katab kogu riigi ja need punased täpid seal on 480 avalikku, kõigile avatud rahvaraamatukogu. Ja nagu juba juttu oli, tõesti inimesed, igaüks võib sinna sisse astuda ja saada sealt nõu ja abi. Tegelikult on juba Eesti kui e-riigi algusaegadest toiminud see süsteem sellise digitaalsete oskuste turvavõrguna, et inimesed ei jääks digiarengutest maha ja ei kukuks erinevatesse digilõhedesse. Ja mis on raamatukogude puhul hea, on see, et tõesti me püüame aidata kõiki olenemata vanusest, olenemata varasemast kogemusest. Ja need näited, kus tõesti inimene suunatakse pankast või mõnest teisest asutusest või organisatsioonist raamatukokku abi saama, need on meil täitsa igapäevased. Ja eriti me oleme näinud raamatukogude rolli olulisust ka erinevates kriisides, kui me meenutame koroonapandeemiat, kuidas oli inimestel vaja abi vaktsiinipasside printimisega, kuidas oli vaja abi energiahinnatõusu kompenseerimise taotlustega, nii edasi. Ehk siis sageli, ja siin oli juttu ka sellest, et pöördutakse digiabi saamiseks noorte poole, aga raamatukogude kogemus on see, et väga sageli, eriti just eakamad inimesed pöörduvad ka mis tahes digimure korral raamatukokku. Ja miks me siin täna oleme? Tehisaru on tulnud, et jääda. Me vajame tehisaru oskuseid, me vajame andmekirjaoskuseid, küberturvalisuse oskuseid ja seda vajavad tegelikult kõik inimesed üle Eesti. Ja taas on raamatukogud need, kuhu poole tegelikult pöördutakse. See on suur muutus meie ühiskonnas. Seda on isegi võrreldud sellega, et kui tuli internet ja hakkas laiemalt levima, et siis pidi inimesi selles koolitama ja järele aitama. Et samamoodi tegelikult seisab meil ees see suur töö, et ka inimesi selles uues arengus kaasa aidata. Ja et see ei jääks kõik selliseks ilusaks jutuks ja et see arengukava ei jääks selliseks ilusaks värviliseks dokumendiks, nagu me nägime, siis tegelikult me oleme astumas juba hästi praktilisi samme. Mul on hästi hea meel, et Eesti Raamatukogud on saanud koostöö Justiits- ja Digiministeeriumiga ja oleme ka Kultuuriministeeriumi toel ja Eesti Digiriigi Akadeemia toel ette valmistamas sellist suurt üle-eestilist projekti. Seda projekti juhib Eesti Rahvusraamatukogu ja sellel on kaks sellist suuremat eesmärki. Esiteks me
soovime sügisel koolitada välja meie raamatukogu hoidjaid üle Eesti, et neil oleks kindlam tunne digioskuseid edasi anda ja nad ise teaksid sellest valdkonnast rohkem. Ja seejärel on meil eesmärk jõuda nende koolitustega Eesti elanikeni, et tõesti raamatukogudes neid digiteadmisi, tehisaru ja andmekirjaoskuseid saada. Ja lisaks on meil mõeldud siis ka kampaania peale ja ka selle peale, et inimesed iseseisvalt saaksid Digiriigi Akadeemias vajalikke kursuseid läbida. Et see on selline ainult üks hästi praktiline näide, kuidas moodi seda digiühiskonna arengukava ellu rakendada. Ja ma loodan, et selline projekt ei jää viimaseks. Raamatukogud on ägedad, raamatukogu võrk on väga paljude võimalustega ja saab olla oluliseks tööriistaks ka siis ministeeriumitele. Me kindlasti oleme valmis kõikide algatustega kaasa tulema, et seda edukamalt teha, siis raamatukogud vajavad investeeringuid, vajame paremaid ruume, paremat taristut, investeeringuid raamatukogu hoidjatesse, raamatukogu hoidjate palkadesse, aga kui seda kõike teha, siis tegelikult see investeering tasub ennast ära, sellepärast et rahvaraamatukogud on ideaalses, unikaalses positsioonis nendeni jõudmisel ja nende aitamisel, kes võib-olla meie ühiskonnas muidu maha jääksid. Aitäh! Nii, tänud Kristi, ma arvan, et tõepoolest selle pildiga, kus kõik raamatukogud olid Eesti peale laiali laotatud punaste täppidena, siia Eesti nägi välja nagu tuulerõugetes tiinekas, et või ilus lillepõld, siis see sööbis mällu. Aga lähme edasi, et annaks sõna Kaitseväe küberväe juhatuse reservohvitserile ja ADM Interactive juhile Riho Pihelpuule. Ole hea. Tere, aitäh! Et kui seda kaarti vaadata, siis võib-olla minu sellest vaatevinklist peaks vaatama, et mis need punased täpid seal nii-öelda on, aga ei hakka seda kommenteerima. Aga jah, ühesõnaga aktiivse küberväe juhatuse ohvitserina, reservohvitserina siis reservist ja küberkaitseliidu üksuse nii-öelda tegevliikmena ja ka IT-ettevõtte juhina, siis mina vaatasin seda arengukava ja mõtlesin seda just selles küberturvalisuse ja meie nii-öelda säilenõtkuse ja vastupidavuse vaatevinklist. Aga samas ütleme nii-öelda ADM Interactive'i juhina ettevõte, kes ehitab igapäevaselt erale ja avaliku sektori digilahendusi, võiks öelda, et siin nagu eelkõnelejad, ma ei tea, kas on täpselt sellest järjekorda pandud, et kui räägiti valitsuse portaalidest ja kohalike omavalitsuste portaalidest, on täpselt see, mille eest meie ettevõte siin Eestis vastutab ja ka raamatukogudele ehitame erinevaid infosüsteeme. Ja tegelikult see kogemus ja asi, mida me oleme saanud Eestis teha, on ka me hetkel ekspordime Saksamaale ja Aafrikasse. Näiteks, et selline seesama, mida ITL enne viitas, et riigi poolt initsieeritud erinevad programmid aitavad Eesti ettevõtetel nii-öelda meie brändi ja Eesti tugevat brändi ja nii-öelda eksporti teha. Aga nagu eelkõnelejad on ka kõnelenud, et mida digitaalsem ühiskond, seda suurem ka kahju selle sama nii-öelda ründe korral. Et kui me vaatame nüüd seda viimase aja muudatusi nii-öelda geopoliitilises ja rahvusvahelistes suhetes, siis mitte kahjuks ainult vastasmeeskonna poolt, vaid ka meil oma nii-öelda seniste partnerite poolt kogu see situatsioon on nagu ümber mängitud, kuhu me seda nii-öelda arengukava perspektiivis nii-öelda peame panema. Ja kõige suurem muutuja siin nii-öelda maailmas praegust tegelikult on AI. Kui me mõtleme, et 2,5 triljonit pannakse sellel aastal siin investeeringutes, siis see on samasugune suurusjärk kogu maailma riikide kaitseinvesteeringud kokku. Ehk need suurusjärgud on sellised, et see on selles mõttes nagu ei ole enam mingi teadusprojekt või äriprojekt, et see on nagu võidurelvastumine. Võib-olla veel nagu perspektiiviks, kui natuke seda tausta selgitada, kuna ta selles arengukavas on esmakordselt eraldi alam nii-öelda eesmärgina hästi välja toodud, et siis võib-olla nagu taustaks, et miks see on oluline. Näiteks see mõjutustegevus, mida kõik see geopoliitiline olukord ja AI võimaldab, on Euroopa Liidus esimest korda Rumeenia presidendivalimised tühistati, sellepärast et AI-ga tehtud mõjutustegevus erinevates keskkondades viis selleni.
Iirimaal 120 poliitiku erinevad süvavõltsmaterjalid on paisatud keskkondadesse, inimesed ei tee vahet, et mis Prantsusmaal tõestatud nii-öelda tegevused, Venemaa mõjutustegevus TikTokis ja Telegramis, et see on kõik juba nagu tänane iga päev. Küberründed ja pettused. AI võimaldab kogu seda nii-öelda senist manuaalset suunatud tegevust oluliselt kiiremini automatiseerida, et ehk et leitakse auk, AI teeb selle automaatselt ja saab sinna sisse, kus vaja. Ja lisaks sellele see on nii hästi personaliseeritud, et need samad Nigeeria nii-öelda petukirjad vigases eesti keeles, et nüüd räägib vahet pole, kas Võru, Saare või mis iganes murrakuga sulle otse telefoni otsas seda. Ja ütleme niisugune taristu ja võiks öelda nagu digitaalne maavara, et need on need ühendused, need on need arvutuskeskused, see on ka tegelikult tarkvara, need platvormid, mis seal sees nii-öelda on, et see peame mõtlema, kuidas need koha peal tagada, aga meile kui väikse riigina on see päris keeruline, et kuidas me seda koha peal tagame iseseisvalt koos partneritega, et väike riik peavad seda tegema väga täpselt ja efektiivselt. Aga kui ma lugesin seda ja analüüsin, siis mõtlen, mis on hästi selles arengukavas on, et see sama küberruum on eraldiseisev ja küberturvalisus on välja toodud ja see on konkreetsete mõõdikutega, mis on nagu väga tervitatav igasugustes valitsuse riiklikes projektides. Julgeolekus kontekst on realistlik, see on autokraatlikud režiimid ja AI on selles osas just välja toodud. On pandud ka väga juba konkreetseid tehnilisi lahendusi, nagu zero trust ehk null usalduse põhimõte läbi erinevate infosüsteemide. Seesama, mida ITL välja tõi, et see ongi erinevad punktid, mis oli näha, mis on erialaliitude poolt nii-öelda sisendiks antud, on arvesse võetud, väga hea. Suveräänse arvutusvõimsus, esimest korda välja toodud arengukavas, väga tugev samm edasi, siis ma ütleks, et üks väga konkreetsed asju on see küberjuhtimiskeskus 2028 peaks olema, et ohuteavituse jagamine, see on väga oluline, et oluline on, et sellest arengukavast selle tulemusena tuleks ka nii-öelda kindel vastutaja ja kindel tegevusplaan, kuidas seda ellu viia, sest et seda kõike koordineerida, suuremad ettevõtted, väiksemad ettevõtted ja seda nagu oskusteadet ja teadmist jagada väga oluline nii Eesti sees kui meie partneritega. Kesksed kaitsmeetmed, need samad nii-öelda võib-olla väiksematele ettevõtted isegi rohkem suunatud, väga hea samm, et ettevõtetele 2030 peaks olema nii-öelda rakendunud. Ja mulle endale ka väga meeldis seal nii-öelda see viited avatud lähtekoodile ja litsentsimudelitele, et need oleks eelistatud, et see loob sõltumatuse ja tegelikult läbipaistvuse, mis on ka nii-öelda küberjulgeoleku osas olulised. Ja siis see säilib netkuse vaade kogu ühiskonna peale. Kui nüüd võib-olla see asi läheb parlamenti ja organisatsioonidesse, kes neid rakendama hakkavad, siis võib-olla mõned sellised täiendused, mille peale soovitaks mõelda, on ohukiirus, et seal on aastaarvud 2030, 2035, aga nagu vaadates enda ettevõtte sisse, siis me kohati peame nagu kuude või isegi nädalate jooksul enda töömetoodikat, protsesse muutma, kuna need uued lahendused, mis AI võimaldab, tulevad lihtsalt nii kiiresti. Ehk et siin võib-olla et riik enda poolt saaks nagu rohkem paindlikkust ja agiilsust tuua sisse hankeprotsessidesse ja meetmetesse, et seal on varud ja selline mindset, et kiiremini reageerida, mitte selline plaanimajandus ja hanke tuleb kuulutada, et hangetes sees, riigi eelarvetes sees oleks ka nagu paindlikkus sellele kiiresti reageerida. Eks see on mõttemaailma muutus, siis AI kui mõjutusrelv, et arengukavas oli sees kui AI teenuste parandaja ehk et meie kasuks, aga võib-olla see, et kuidas AI meie vastu kasutatakse, et seda võib-olla veel konkreetsemaks seal välja tuua, et Hiina platvormid juba praegus mõjutavad, aga lisaks selle Hiina platvormidele tegelikult sotsiaalmeedias on ka need suured rahvusvahelised sotsiaalmeediakontsernid, kes samamoodi meie elanikkonda mõjutavad, et see vaade seal juures, kogu digihügieen ja psühholoogiline mõjutatavus, eks see oht on mõlemat poolt. Digipädevus on läbi käinud erinevates asjades, aga kui nüüd seda küberjulgeoleku võtta, et seal on 80% elanikest piisav digiosku 35. aastaks, et see kõlab nagu päris kaugel ja nagu ma ei kujutagi ette, mis nagu digipädevus sellel hetkel võib-olla on. Aga okei, ta on eesmärgina silmas väga hea.
aga mida mina just nagu vaatan enda kontekstis, see mõjutustegevus on väga oluline, see, kus nii-öelda sellise ühiskonna tasemel me peaksime oluliselt nagu paremaks saama. See on vältimatu kompetents otsustajatele, see Digiriigi Akadeemia käivitamine 2028 väga hea, aga mida me enda ettevõtte seest näeme, et kohati sellised passiivsemad koolitusprogrammid ja need ei oma nii tugevat mõju, see peab olema tegelikult oluliselt nii-öelda sunduslikum, agressiivsem, vältimatu, et see nii-öelda jõustuks ja võib-olla ka nagu uued formaadid nagu loeng versus mingi meelelahutuslik järjepidev tegevus nii-öelda. Säilenõtkus vajab kogukonda, et kerged viited selles olid, aga tegelikult on Eesti kaitsevõime üles ehitatud reservil ja vabatahtlikel. Et samamoodi nagu käiakse metsas otsimas kadunud inimesi, tegelikult võiks ka rahu ajal rohkem rakendada vabatahtlikke ja organisatsioone kogu nii-öelda meie säilenõtkuse küberturvalisuse tagamisel. Et Kaitseliidul ja tegelikult riigil on juba teatud nii-öelda toimivad mudelid selles osas olemas, aga mida ma seal näen on see, et tegelikult sellele võiks rohkem isegi fokusseerida, rohkem nagu sinna investeerida, et neid laiendada. Et Ukraina näited on ka näidanud seda, et kui jama hakkas juhtuma, siis väga paljud inimesed tahtsid tulla appi, aga kuna see süsteem ei olnud loodud, kuidas neid seda kõike vastu võtta, siis see on väga efektiivne. Meil on võimalus seda nagu ette tegelikult valmistada ja mõelda. Erasektor ja IT-ettevõtted on siin mõtleks strateegiline ressurss, sest meie need samasid süsteemid, millest rääkisime, just loome, et kuidas kõike seda nii-öelda koordineeritumalt juhtida ja rakendada. Et see küberjuhtimiskeskus, ma loodan, et annab sinna nii-öelda sükse nagu suunise ja nii-öelda võib-olla tööriistaga riigile, et kuidas seda nagu paremini teha. Ja siin me oleme ühisrindena, et riik, kaitsevägi, suured ettevõtted, väiksed ettevõtted, et me ei konkureeri siin, et nagu kui mõni suur avastab mõne pea ja tal on mingi lahendus olemas nii-öelda, et seda saaks jagada kõikidele ka väiksematele ettevõtetele. Et ma arvan, et see on üks oluline asi ka. Digitaalne moonavaru, mis on siis need samad arvutusvõimsused, et me peame seda ise enda koha peal tagama, et siin mul jäi natuke nagu endale sealt segaseks, et mis on see konkreetne plaan meil, et siin on erinevad projektid olnud, mõned on seiskunud, mõned uued on tulnud, et kuidas me selle nagu arvutusvõimsuse tagame, kuidas me tagame, et see arvutusvõimsus on sellega kaitstud, et kui korstnast juhuslikult mingisugune droon mööda lendab, et see arvutuskeskuse pihta ei lähe, kuidas on see elekter seal tagatud, et see ei ole ainult see tarkvaraline ja IT digiteema ühelt poolt, aga kõik need Linnar vitkas need mudelid, see tarkvara, kuidas me saame neid rakendada, kuidas me suudame neid vahetada, kuidas meil on alati need viimased ja parimad kasutusel. Et kõige selle peale saab mõelda, aga ütleme võib-olla kokkuvõtteks, et arengukava on väga hea alus, ma ütleks. Seal on piisavalt sellist kiirust sisse pandud, võib-olla natuke niisugust agiilsust saab ja mõttelaadi võib-olla sinna organisatsioonidesse sisse panna. Rakendusmeetmed peavad olema sama kiired, kui need ohud on, ideaalis võiks need ennetada seda, aga meie väiksuse tõttu peame tegema koostööd partneritega, nii palju kui ja keda veel meil siin partnerite nimekirjas nagu võtta on, ja omavahel peame tegema nii-öelda paremini koostööd nii ettevõtete tasandil, riigi tasandil, et kui seda saab koordineerida ja sinna rohkem ressurssi ja jõudu panna, siis sellele kirjutaks alla. Aitäh! Suurim tänu ja Telia Eesti, Andres Visse, ole hea. Ja parandus, Andre Visse. Aga suured tänud kutse eest. Mina alustaks ka alustuseks tunnustusest ja tunnustusest ministeeriumile ja ministrile, et tegelikult kõik sidusrühmad on päris laialdaselt selle arengukava koostamisse kaasatud. Ja mitte ainult nagu kaasatud, sest kaasamist saab ka igatepidi teha, vaid tegelikult ka kuulatud ja on ka jõudnud ettepanekud ilusasti arengukavasse. Ja ma usun siiralt, et selles arengukavas on piisavalt ambitsiooni ja niisugust powerit ja vunki, nagu mul siin on, vunk on rinna peale kirjutatud sees, et järgmine hüpe meie digiriigi loos teha.
Väga palju häid mõtteid on juba öeldud, kordama ei hakka, aga tooksin välja 3 niisugust põhilist vundamendikivi, mis siis minul sidesektori ja ma ei saa ka neid teisi mütse, IKT-sektori esindaja ja tiihüppe esindaja mütsi kuidagi kõrvale jätta, mis kõige olulisemad on. Esiteks loomulikult ülikiired sideühendused, et ma olen täiesti 100% nõus, et ülikiired ühendused on Eesti kogu digiriigi ja majanduse vereringe ja see peab ka nii jääma. Ja väga palju tööd selles suunas on õnneks ka ära tehtud ja riigi ja erasektori koostöö on olnud siin tegelikult tihe ja väga hea. Et kui me vaatame oma hajaasustuse katvust ülikiirete ühendustega, siis me oleme 70% peal. Lähiriikidest Leedu on 40% peal, Läti koguni 12% peal, Euroopa keskmine 50%, nii et väga ei pea häbenema, samas alati on ruumi parandamiseks. Kui me vaatame mobiilivõrgu kvaliteeti, siis ka seal erinevad rahvusvahelised seirefirmad on teinud erinevaid uuringuid ja tegelikult me oleme maailma totaalses tipus. Et meie ise kasutame Rode ja Schwarzi, kes teeb ETSI-põhiseid standardiseeritud uuringuid ja nende kõigist riikidest, mida nad siis seiravad, me oleme kõrgel 3. kohal ja seal on tõesti ainult Saudi Araabia regioon on meist paremad, et seal selgelt raha jagub. Aga selleks, et jõuda nüüd arengukavas loodud eesmärkideni, siis peab säilima tõesti väga soodne investeerimise keskkond, et erasektoril oleks jätkuvalt ka motivatsiooni panustada, sest muidu jääb see kõik investeerimise vajadus ju riigi kanda ja seda me teha ei taha. Ainuüksi tänaseks on Telia loonud juba 440 000 koduni ülikiire või optikavõrgu ühenduse. Me oleme investeerimisprojekti avanud, investeerime lähiaastatel 100 miljonit veel täiendavalt Eestisse, viime veel 130 000 elamiseni ülikiire optilise kaabli ja sellega jõuame 90% kodudest. Lisaks on hästi oluline see, et side rajamine Eestis oleks oluliselt lihtsam, kui see on seni olnud. Me leiame, et tänasel päeval on hästi elementaarne, et iga uue või rekonstrueeritava hoone loogiline osa on ka side, nii nagu see on elekter ja kanalisatsioon ja vesi, siis side peab olema sinna ka projekteeritud, täna seda kohustust ei ole. Ja teine murekoht on see, et transpordikoridorides ei lubata sidesektoril piisava kõrgusega maste rajada. Ja see takistab ka teataval määral transpordikoridoride kvaliteetset side pakkumist. Ja valgete alade puhul tahaks üle rõhutada, et riigi toetus on seal jätkuvalt väga oluline, see on turutõrke piirkond, aga seal tehnoloogia neutraalsus on hästi oluline printsiip ja mul on hea meel, et see on ka ilusasti arengukavasse sisse saanud, sest iga viimase metsataluni tõesti ei ole mõtet optikakaablit Eestis rajada, me oleme nii hajaasustatud ja väikene riik. Teise teemana tooks digipädevused ja tehisintellekti. Ja tõesti arengukavas on eesmärgina väga ambitsioonikas 80% inimestest aastaks 2032 peab omama siis elementaarset andme- ja tehisarukirjaoskust. Selleks, et sinna päriselt jõuda, peame me tõesti kõigis haridustasemetes keskenduma digioskuste arendamisele, mitte jääma pidama sinna gümnaasiumisse, kuhu me praegu tiihüppega oleme väga hästi panustanud. Tiihüppe on tegelikult väga edukalt käima läinud, meil on 5000 õpetajat koolitatud, meil on 80% gümnaasiumitest juba tehisarupõhised õpivahendid kätte jagatud, aga see peab jääma Eesti haridusvaldkonna investeerimisprioriteediks ka tulevastel aastatel ja me peame kiiresti laiendama seda ka kutsekoolidesse ja põhikooli hariduse tasemele. Sest tegelikult kõik need lapsed kasutavad seda rakendust juba ammu enne, kui nad gümnaasiumisse jõuavad. Ja reaalsus on ka see, et ma tunnustan väga Eesti AI algatust, et me ei saa pidama jääda koolidesse. Sest täna, kui me vaatame, siis 80% sellest tööjõust, kes on tööjõuturul ka 2030 aastal, on täna juba tööjõuturul. Ehk siis me peame ka tegelema nende inimeste harimisega ja me peame saama sealt võimendust, sest muidu me selgelt jääme väga hiljaks ja jääme sellest rongist maha.
ja kolmas vundamendikivi on üldine digitaliseeritud ettevõtlus ja jällegi hea meel on näha, et arengukavas on adresseeritud ja plaan siis viia väike- ja keskmiste suurustega ettevõtetes või tegelikult üleüldiselt ettevõtetes siis tänaselt 22% tasemelt 75% tasemele andmekasutus ja tehisaru kasutus. Me suhtleme igapäevaselt paljude ettevõtetega ja me näeme, et on tekkimas uus ja täiendav digilõhe. Digilõhe suuremate ettevõtete ja väikeste keskmiste ettevõtete vahel. Suurtel on olemas võimekus, teadmised, kompetentsid, ressursid selleks, et digitaliseerida, automatiseerida, võtta need tehisarulahendused kasutusele. Väikestel tihti neid kompetentse ja ressursse napib. Ehk siis me peaksime tegelikult, ja see potentsiaal seal on tohutu, Eesti majanduse ülesehitus on ju selline, et meil tegelikult väikses keskmises ettevõtluses on circa 82% kogu majandusest, tööjõust lausa 83%. Nii et selleks, et tõesti majanduskasvule saada, me peaksime mõtlema, et kuidas turgutada neid väikeseid ja keskmisi. Ja minu ettepanek siin või niisugune mõttekoht, et kas me ei võiks ikkagi niisuguseid tehisaru rakendamise innovatsiooni vautšereid mõelda, mis oleks väga täpselt sihitud ja just konkreetselt siis digitaliseerimisele, automatiseerimisele, tehisaru kasutuselevõtule suunatud ja reaalselt siis ka seda mõju hinnata läbi selle. Et see annaks võimalused nendele, kellel tegelikult on visiooni ja tahet, aga kellel täna napib teadmist ja ressurssi. Nii et kokkuvõttes väga hea meel, et meil on niisugune äge arengukava sündinud, millel on vunk sees ja millel on kõva potentsiaal, aga nüüd tuleb see kõik ka loomulikult ellu viia ja ma loodan, et tõesti me hoiame seda avatud meelt ja tõesti oleme ka paindlikud ja agiilsed siis muutma, kui on vajadust muuta seda arengukava. Aitäh! Nii, aga suurim tänu ja nüüd on mul lausa närv sees, sellepärast, et ma pean õigesti ütlema järgmise esineja nime loodetavasti ja see on Madli-Maria Naulainen. Ja ma tahan teda kiita, et tuli kogunisti kaugelt Saaremaalt siia, võttis vaeva kätte, et majanduskomisjoni tulla ja kirjeldada siis, kuidas asjad Kuressaare Nooruse koolis toimuvad. Ja aitäh! Rõõm on siin olla ja hea meelega tulin. Isegi mitte ei jaga ainult oma kooli vaadet, vaid konsulteerisime ka Haridustehnoloogide Liidu juhatusega, keda võib-olla suuresti see teema kõnetab. Ja võib-olla esitangi õpetaja vaadet ja natuke kooli vaadet, lisaks õpilase vaatele. Ja kui siin naaberkõneleja rääkis 3 võib-olla vundamendikivist, siis mina võtaksin sellise tooli allegooria, et hea kolleeg andiski selle mõtte, et kui me paljuski mõtleme, et ühesõnaga, et see arengukava vaade on tehnoloogia ja tehisaru kasutuse mõttes hästi lennukas, hästi ambitsioonikas ja tõesti selline suur ideaal, mille poole võib-olla on üsna isegi keeruline pürgida, et seal tõesti tundus need eesmärgid hästi suured. Loodetavasti jõuame. Ja tegelikult juba praegu oleme olnud tehisaru kasutamisel hästi riskijulged. Me oleme näinud selle võimalusi, aga võimaluste kõrval oleme tänu siis nendele võimalustele näinud ka neid kitsaskohtasid ja võib-olla eriti koolis. Et koolis on seda palju näha ja sellepärast mina annangi võib-olla sellise praktiku vaate kooli külje pealt. Et oma koolis olen ka haridustehnoloog ja lisaks ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja ja tegelikult just ühiskonnaõpetus võib-olla on see aine, millel on hästi suured ootused. Et just seal õpetajad toetavad noortes seda teadlikkust, vastutust ja kõike muud. Ühesõnaga, et tool peab seisma tugevatel jalgadel. Ja võib-olla arengukavas on tõesti see raskuskese väga loogiliselt teemast lähtuvalt ka suuresti ühel jalal tehnoloogial, aga me teame ju kõik, et ühel jalal tool ei seisa ja sellepärast, et siis hea tasakaal leida, ma juhin tähelepanu võib-olla kooli vaatest ka nendele teistele jalgadele või siis õigemini mõtlesin siin lõpuks välja niimoodi kõiki teisi ka kuulates, et võib-olla kui jalad ongi tugevad iseenesest, et siis see tehnoloogia võiks olla seljatugi, see, mis toetab, et päriselt toetab ja see ongi ju väga suuresti tehnoloogia mõte, et ta peab toetama, andma, jõudu, lihtsust.
aga võib-olla siis nendest teistest jalgadest. Et üks võib-olla mõte, mis kooli vaates hakkab palju silma, on inimressurss. Et kui nüüd mõelda digipädevuste saavutamisele laiemalt, siis see on olnud meie koolides eesmärgiks juba väga pikalt, mitukümmend aastat. Ja tegelikult koolid on proovinud siis seda väga suuresti saavutada lõimitult läbi väga paljude erinevate ainete, aga reaalne pilt koolis ikkagi näitab, et tegelikult me ei ole saavutanud seda päris sellisel tasemel, nagu me tahaks või ootaks või et oleks küps võib-olla laps väljudes tööturule asuma. Ja see on osati seotud sellega, et õpetajate pädevused ka ei ole nii head, et seal on puudujääke. Ja tegelikult just see inimressurss on võib-olla see, et mul on hästi hea meel, et arengukava näeb ette kättesaadavate koolitusmaterjalide loomise, et see on väga suur väärtus, aga nüüd ongi, et see, mis juba eelkõnelejate jutust ka jäi kõrvu, et me peame leidma ka need hoovad, mis sunnivad inimesi ennast koolitama, selles mõttes, et miks ma peaks tahtma, et see, et tõesti siin käis ju läbi see sunduse mõte võib-olla isegi, et koolis on ka väga hästi näha, et kui sa pakud õpetajatele sisekoolitust, siis tegelikult väga paljud ei tule kokku, et kõik need, kes vajavad, alati ei tule, tulevad need, kellel on parasjagu aega, et kuidas me siis ühiskonnas seda eesmärgi saavutame, aga see on hästi oluline eesmärk, et sellepärast on väga hea, et need materjalid on ette nähtud. Ja mitte ainult siis tõesti, et ainult kool ei saa olla see, kes toetab digipädevuste ja sellise tehnoloogia kirjaoskuse saavutamist, vaid see peab olema ühiskond laiemalt. Peavad olema kodud, peavad olema töökohad, peavad olema ametnikud. Et mul oli hästi hea meel, et just see raamatukogude liin siin, et päriselt saabki minna ja võtta sealt abi. Et see on võib-olla üks selline jalg, nii et kui me digipädevused on olnud varem ja nüüd me paneme veel siis tehisaru ja andmed sinna samma potti sisse, et siis me peame tagama selle, et meil on piisavalt neid moosikeetjaid. Olgu need siis õpetajad või raamatukogud või keegi teine, aga et see moos tuleks hea, et ei kõrbeks põhja. Siis teine võib-olla selline tugijalg on vaimne tervis. Ja võib-olla see meile hakkas kõige rohkem silma. Tõenäoliselt on sellel põhjus, et see arengukava keskendub ikkagi ennekõike tehnoloogiale, aga vaimse tervise teema on seal praegu peaaegu et puudu, aga samas koolis me näeme seda hästi tugevalt just selle tehnoloogia kõrval ja see on hästi oluline teema. Ja meil on suur rõõm õpetajatena olnud näha, et gümnaasiumiõpilased juba tajuvad seda vastutust või tunnetavad seda, et olgu, et ma panen nüüd oma vahendid ära ja ma päriselt nüüd keskendun ühele või teisele või kolmandale, aga põhikoolis paraku see nii veel ei ole, et õpilased ei ole nii motiveeritud tegema, et nende jaoks on oluline olla, kogu aeg olemas, tehnoloogia on taskus, nii et võib-olla see tähelepanek, et tehnoloogia ei ole ainult tore ja kasulik, vaid sellega kaasneb eriti noortele ületarbimine, ärevus, tähelepanu harimine või hajumine, jah. Et ühesõnaga, et meie suurtena oleme, meil on see teadlikkus, me oleme piisavalt kriitilised selle osas, et me saame otsustada, et olgu, aga noored on nii palju mõjutatavad ja see, et nad lähevad kaasa mingite trendidega, mis sotsiaalmeedias ringlevad, et see on selline suur ohukoht, nii et võib-olla see, et see vaimne tervis peaks olema ka kuidagi kaasatud sinna, nii et selline tasakaalustatud vaade, mis kaitseb lapsi jälgimisühiskonna ja ekraani sõltuvuse eest, et hariduses või koolis me ei saa olla tehnoloogia poole kaldu, et me peame võtma selle tasakaalustatud pildi. Siis järgmine jalg on kriitiline mõtlemine, et tegelikult koolis näeb seda väga selgelt, et kõige suurem oht tehisaru puhul on see, et noored delegeerivad oma mõtlemise masinale, et nad ei vaevu enam ise, et see tundub nii lihtne, see tundub nii kiire ja ongi, et võib-olla lühiajaline võit on tajutav, nähtav, et töö kiire esitamine, aga pikaajaline kaotus ongi see, et nad ei suuda enam analüüsida midagi, nad ei suuda ise mõelda ja tegelikult juba Haridustehnoloogide Liidus on nii kutsekoolide kui ka ülikoolide vaade, et seal väga selgelt tuli esile ka, et ülikoolides ka, praegu on see pilt juba täiesti ilmne, et selline õpitud laiskus aina kasvab, õppejõud peavad lugema
tehisaru toodetud teksti ja aina rohkem tegelikult, mis on jälle tervitatav, aina rohkem suunatakse arutelud sinna klassiruumi, seminariruumi, et see on nagu hea. Nii et juhul, kui me ei õpeta noori olema kriitilised tarbijad ja säilitama põhioskusi, näiteks ka päriselt kätega tegema, praktiliselt tegema, süveneda, et me siin omavahel just kolleegidega rääkisime ka, et see vibe koodimise näide on iseenesest väga hea näide, et ma võin teha mingi rakenduse ilma, et mul puuduvad teadmised, baasteadmised programmeerimisest ja see võib tulla väga hea, aga samas see, kes seda kasutab, ei pruugi näha, millised turvariskid näiteks on nendes rakendustes, mida luuakse. Et lihtsalt ei tea, ei tajugi. Ei teagi, et sa peaks vaatama, et sa peaks kontrollima. Et ühesõnaga, ja siis jäi nagu see mõte ka siit üles, et kui meil on noorem tarkvaraarendajad ja neid justkui enam ei ole vaja, sest selle töö teeb AI ära ja vanem tarkvaraarendajad on siis need, kes vaatavad üle, et kuidas siis need vanem tarkvaraarendajad üldse oskavad enam vaadata, kui vahepeal üks aste jääb puudu. Ühesõnaga, et kõik astmed peavad olema tagatud ja kõik peab olema tugev, piisavalt tugev, nii et on vaja võib-olla jah, sellist tehisaru kasutamise kultuuri, et mis ka arengukavas selles mõttes on sees, aga ta võib olla veel palju selgemalt sees, et ja ruumi peab olema inimlikule eksimisele, pingutusele, et ühesõnaga, et eriti õpilased peavad aru saama, et miks kriitiline mõtlemine on oluline, et miks me ei saa lasta nagu kõike enda eest ära teha. Ja võib-olla siis viimane jalg on selline vastutus või ka jalajälg, et me räägime ühelt poolt ju rohepöördest, mis on ka meile väga oluline ja tegelikult on hästi hea meel, et noored on hästi teadlikud just keskkonna osas ja nad väga tahavad keskkonda hoida, et nad on kriitilised vanemate põlvkonna peale, kes on võib-olla ressursse liialt raisanud ja see on hästi tervitatav, see on hästi tore, et noored on sellest teadlikud. Aga teistpidi me teamegi, et tehisaru toodab tohutult, tegelikult vajab tohutult ressurssi, toodab seda vajadust hästi palju juurde, nii et siin ongi võib-olla need väärtused olulised, et me peame õpetama noortele ka seda, et igal päringul on tegelikult hind keskkonnale ka. Et kui samamoodi kolleegidega rääkides, et kui õpetajad ka olid ju üsna usinad tehisaru kasutajad ikkagi alguses, kui ta tuli, et siis nüüd võib-olla on juba rohkem läinud selle peale, et kõike polegi vaja küsida, et see polegi tähtis ja võib-olla see ei peagi kogu aeg kättesaadav olema, et ta võib olla vajadus, aga mitte nagu selline ilmtingimata oluline taust seal. Nii et ühesõnaga, et me peame teadma, et igal päringul tegelikult on hind keskkonnale, et andmed, mida tuleb hoida, et see on oluline siis, ja noorte puhul täpselt samamoodi, et nad peavad teadma, mis andmeid nad annavad endalt ära, et kuidas nad neid hoida oskavad, et selline küberhügieen ja nimelt, et see küberhügieen, mis on koolis väga tähtsal kohal, et see ei saa olla ainult kooli ülesanne, et see peab olema kõigi ülesanne, et kogu ühiskonna ülesanne, see peab olema kodudes väga tähtis teema, see peab olema töökohtades väga tähtis teema, nii et loodetavasti arengukava selleni siis lubab meil ka jõuda, et see on hästi oluline. Ja võib-olla siis jah, kokkuvõttes, et eriti kooli vaatest on loogiline, et tehisaru peaks tegema ära kõik selle, mida inimressurss, mida meil ei ole vaja kulutada selleks. Et kõik sellise tehnilise, aga tasakaal on hästi oluline siin, et tehnoloogia on ainult üks osa elust, üks toolijalg või siis seljatugi, vastupidi on ju, mis toetab, aga kui me laseme ülejäänud jalgadel ära kuluda, siis tool kukub ümber tegelikult on ju, et olenemata sellest, kui targalt meister selle võib-olla valmistas. Kuigi mul tuli vahepeal meelde, et meil koolis on üks ühe jalaga tool ka, et selline tasakaalutool, millel noored saavad siis, kes tahavad rohkem liikuda, saavad istuda. Aga ühesõnaga, et väga ootame seda arengukavalt, et oleks selline tasakaalukas vaade, et mis ei ole ainult väga tehnoloogiapõhine, vaid arvestab ka kõiki muid külgesid, et tool saaks kindlalt 4 jalal seista. Ja tehnoloogia roll päriselt võikski olla see hea tugi, toolikori näiteks, mis annab sellise kindla seljataguse, aga kõik see, mis inimesed teevad paremini, et seda me saame kindlasti teha ise tulevikus ka. Aitäh!
ja tänud, Madli-Maria. Nüüd ma tean, et kui Tiinekas on 5 tundi oma telos olnud, siis ma saan talle öelda, et sinu digipädevus on piisav, aitab küll. Asu käelise tegevuse juurde. Aga ole hea, õiguskantsler ja Ülle Madise. Väga hea meel on selle üle, et selle arengukava väljatöötamiseks on tõesti tehtud head koostööd ja otsitud minu arvates põhiseaduspärases ja igas mõttes mõistlikus vaimus tasakaalu ühiskonnas olevate väga erinevate vaadete ja huvide vahel. Et ilmselt me kõik oleme kokku puutunud meie ühiskonna liikmetega, kes sooviksid absoluutselt kõike digiteerida ja soovitavalt sunduslikult ja eirata kõiki võimalikke riske, seada ennast täielikult sõltuvusse tehnoloogiast ja elektrienergiast. Need inimesed on olemas, nad ei taha halba ja võib-olla ka selles arengukava ettevalmistamise protsessis paljud pisut korrigeerisid oma vaimustust põhiseaduspärasemas ja ma julgen öelda mõistlikumas suunas. Olemas on ühiskonnas need, kes tahaksid, et see ühiskond oleks nii turvaline, et mitte ühtki õnnetust mitte kunagi mitte kellegagi ei juhtu, keegi ei tee mitte ühtegi viga, ei rikku ühtegi seadust, mitte kunagi, ohu tekkimise ohtu ka ei teki. Siis on olemas need, kes leiavad, et riik on kogunud üsna palju andmeid ja võiks koguda veel palju rohkem, selleks, et panna kõik inimesed õigesti elama. Ja paraku on olemas ka need inimesed, kes umbusaldavad kõike, milles sisaldub digi või umbusaldavad kõiki IT-audiitoreid, kõiki ametnikke, loomulikult kõiki Riigikogu liikmeid ja üleüldse kõiki, kes ei mõtle nii, nagu nemad. Ja siin on otsitud head ja põhiseaduspärast tasakaalu, minu arvates on see suur väärtus, sest et see teema on olevik, see teema on tulevik, see on Eesti edu võti ja siin tulebki julgelt, kiiresti ja mõistlikult edasi minna. Rõhutan siin väga seda, et mina loen siit arengukavast välja rõhuasetuse vabadusele ja vastutusele, mis ongi põhiseaduse kesksed põhimõtted ja tänan minister Liisa Pakostat, et ta rõhutas veel kord üle, et ei selles arengukavas ega kuskil mujal ei peeta plaani õilsat ja tubli inimest kasvatada, inimesi ümber kasvatada ja ei peeta plaani tekitada jälgimisühiskonda. Et see on päriselt oluline. Miks see oluline on? Ma kordan üle, kuna vaatajaid, kuulajaid on palju ja see salvestatakse ja see on minu töö seda rõhutada, et see on oluline sellepärast, et kui kõik inimesed on nagu peo peal kellegi jaoks, kellel on palju võimu, kui kõik inimesed on kõikjal jälgitavad oma sideandmete, kaamera, piltidesse jäämise, kõige selle kaudu, siis on laias laastus 3 päris probleemi, mis ei ole utoopia ega mingisugune paranoia või hüsteeria. Punkt 1. See tähendab enda ohtu seadmist, kui võimule peaks valitama autokraat, kes soovib oma võimu põlistada. Teiseks muudab see inimesed väga kergeks saagiks kurjategijatele, sest seda me näeme pidevalt, et ka kõige paremini turvatud infosüsteemid, näiteks milles on inimese andmed, on rünnatavad. Ja see ei tähenda, et tuleks nende infosüsteemide hoidmisest ja loomisest loobuda, vaid see tähendab minu arvates seda, et tuleb valida, milliseid andmeid koguda, kus neid hoida, mitte teha seda, mida hädasti vaja ei ole, seda, mida hädasti vaja on, seda teha võimalikult hästi ja võtta sisse ka see risk, et vahel läheb midagi valesti. No ja läheb ja siis parandatakse ära ja minnakse edasi. Et elu ei saa jääda igaks juhuks elamata, et äkki midagi juhtub. Ja 3. probleem on see, et kui koguda liiga palju andmeid, kõikjal jälgida, kogu seda andmestikku hoida, siis demokraatliku riigi jaoks läheb see väga palju maksma. Ja seda raha meil ei ole. Inimtööjõudu ka mitte. Nii et siin tuleb teha valikuid ja mina näen, et ka selles suunas on see arengukava väga õigesti tasakaalu seatud. Mulle meeldib see, et siin arvestatakse minu arvates lisaks põhiseadusele ka inimloomust ja inimühiskonna toimimise põhimõtteid. Ja et siin arvestatakse ka lapsi, noori, eakaid ja kõiki haavatavaid gruppe. Sest meie põhiseadus ütleb ka seda, et me ei jäta kedagi maha, see ei tähenda muidugi, et tuleks inimene sundida üle tee minema, kui ta üle tee minna ei taha. Kui inimene ikkagi keeldub endale nutitelefoni soentamast ja ta tahab elada ilma internetita ja talle tundub, et see on nagu võimalik, siis mingis ulatuses ilmselt see võib ka võimalik olla. Et sund üldiselt ei aita, vaid tekitab trotsi. Et pigem see meie moodne
tehisintellekti rakendav digiühiskond võiks olla selline, kus inimesed tahavad osalised olla, ise tahavad, sest see on kasulik. Ja mina näekski seda arengukavaga nii, et see meie põhiõiguste teostamiseks annab võimu kõigile juurde. Oma elu elamiseks, ettevõtluseks, teaduse tegemiseks, loominguks. Ja siin 2 viimast mõtet, et lihtsalt peab vaatama, et see osa ühiskonnast, kes armastab kangesti korda, eriti kui saab teisi inimesi kontrollida, ja kes seetõttu soovib reegleid, mida nimetatakse bürokraatiaks, et see osa ühiskonnast ei saaks kasutada tehisintellektiga muid tehnoloogiaid selleks, et tarbetut bürokraatiat veelgi võimsamaks keerata. Et ehk siis, enne kui midagi automatiseeritakse, tuleb küsida, kas seda tegevusluba, kas seda aruannet, järelevalvet, kooskõlastust, kas seda üldse on vaja. Ja ma väga tahan loota, et ühiskonnas juurdub see arusaam, et totaalset turvalisust ega ohutust ei saa olla, ei peagi olema, see pärsib innovatsiooni igaühe elu, et äkki me julgeme igaühe oma elu elamisel, ettevõtjad ettevõtluses, teadlased teaduse tegemisel ja nii edasi, tänasest palju rohkem vabaks lasta. Ja siis on see ülejäänud, see on see koht, kus tegevuslube ja kooskõlastusi ja toetusi ja kõike muud on vaja. Ja vot seal on minu arvates automatiseerimine ja tehisintellekt, vajadusel siiski ka südamega ja ajuga inimametniku osalusel hädavajalik. Sest tehnoloogia suudab need päriselt vajalikud otsused, nagu me kõik teame, teha kiiresti, korruptsioonivabalt, mõistliku kuluga. Nii et jõudu jaksu ja aitäh! Nii, tänud Ülle ja külalised ongi saanud rääkida ja mul on tunne, et Liisa on jälle omakorda liiga kaua vait olnud. Nii et võib-olla sa annaksid nagu tagasisidet või kommenteeriksid ja siis lähme küsimuste juurde. Aitäh, ma tänan väga kõiki, see oli tõesti hea kuulamine ja kui nüüd keegi ekraani vaheldusel vaatab, siis oli selline küll, et sulg oleks võinud ka langeda, kõik kuulasid vastastikku suure huviga. Ma võtsin mõned märksõnad siit kaasa, mõned küsimused, millega me peaksime Eesti riigis edasi minema. Kõigepealt noored, lapsed ja noored, et kuidas me saame teha nii, et lapsed ja noored oleks nendes uutes tehnoloogiates, me hästi palju rääkisime siin kiirusest, kõik muutub, et lapsed ja noored oleks palju paremini kaasas ka uue asja loomisel ja uute asjade mitte ainult kasutamisel, vaid just nimelt ka selle loomise poole peal, et see võib-olla võiks olla see osa, millega edasi minna. Siis ettevõtete puhul ma tõesti väga hea, et see välja toodi, me kogu see digiriik põhineb usaldusel, aga see usaldus on ka riigi ja ettevõtete vahel. Ja tõesti see ekspordipotentsiaali kasvatamine, see tähendab Eesti inimestele rohkem palka, sest kui raha tuleb teistest riikidest Eestisse, see tähendab seda, et me saame siin paremini elada. Ja see omakorda tähendab tõesti seda, et riik usaldab seda, et ettevõtted teevad tooteid, mida riik saab kasutada ja need ettevõtted saavad neid samu tooteid teistele turgudele edasi müüa, nagu tuli ka näide, et kus tooteid on edasi müüdud kuni Aafrikani välja. Et see on nagu ka põhimõtteline muutus, et me seda usaldust hoiame vastastikku ja ettevõtted pakuvad uusi innovatiivseid asju ja riik ja omavalitsused neid ostavad ja pakuvad seeläbi inimestele paremaid teenuseid. Et see põhimõte tõesti väärib üle rõhutamist, kuidas me saaks seda veel paremini teha. Eesti digitaalne suveräänsus, Eesti riiklik suveräänsus, mida Eesti AI poolt Linnar Viik tõi välja, et me oleme tõesti jõudnud ajastusse, kus meie riiklik iseseisvus vajab ka ümbermõtestamist ja vajab tehnoloogilist tuge ja see on tõesti selline asi, kus me peame edasi minema üsna kiiresti, et me näeme seda riiklikku suveräänsust tegelikult uuel moel, teistmoodi. Me vajame digitaalset suveräänsust selleks, et inimeste tundlikke andmeid kasutada avaliku sektori kontrolli, et see usaldus püsiks. Siis see vabatahtlike väljatoomine. Ma
ma ei ütle, et nüüd raamatukogud on vabatahtlikud, aga tegelikult te kuidagi mängisite kokku omavahel nii hästi, et raamatukogude lubadus, et tulge meile, me aitame, ja siis Küberkaitseliit ka, me unustame ära vahest, et meil on jällegi maailma tasemel unikaalseid asju, et meil on see vabatahtlik süsteem loodud ja ma loodan, et me saime siit ka head reklaami nii Kaitseliidule kui ka laiemalt, et kes vabatahtlikult tahab panustada, et need võimalused on nii palju olemas. Hästi palju kordus lause, et me peaks omavahel tegema rohkem ja paremini koostööd. Ja see on nüüd üks asi, mida me inimestena siit kaasa võtame, mida mitte ükski tehnoloogia ei suuda asendada, et võib-olla tõesti, kui me järgmist nüüd uuendust teeme, et võib-olla see tasub rohkem ja paremini isegi välja kirjutada digiühiskonna arengukavasse, et see püsib koostööl ja see püsib inimeste omavahelisel koostööl, aga ka tegelikult infotehnoloogiliste lahenduste omavahelisel siis koostööl. Digiriigi Akadeemiat mitu korda nimetati, ma luban väikse reklaamipausi, tõesti me katsume isegi kiiremini jõuda selleni, et on üks keskne koht Eesti riigis, kus kõik inimesed saavad tasuta õpet ja saavad ka isegi tunnistused kätte, mis siis on vastastikku avalikus sektoris tunnustatavad, siis on ka õpetajatel abi, et tal on mingi motivatsioon seal olla, et see on tõesti saab sellise sertifikaadi kohe kaasa ja see Digiriigi Akadeemia näiteks jälle meie koostöövõimekust, kus erinevad osapooled panevad oma koolitusi ühte Digiriigi Akadeemiasse, mis muudab selle inimestele lihtsalt leitavaks. Ja nüüd lõpuks vabadus, vastutus, kultuur. 2 viimast ettekannet puudutasid ju vast isegi kõige olulisemaid asju üldse. Ma tooks selle paralleeli, et me tahaks olla riigina sama vabad, kui me oleme inimestena, kui me loeme raamatut. Mitte keegi ei jälgi, mis leheküljel me oleme. Me võime lugeda, millist raamatut me tahame, millise kiirusega me ise õigeks peame ja me saame seda kultuuri nautida, et see digiriik peaks niimoodi toimima, nagu siis, kui me loeme raamatut, et aitäh nende märksõnade ja rõhutuste eest ja loomulikult isegi tohutus digivaimustuses ikkagi meie aateks jääb Eesti Vabariigi põhiseadus. Aitäh! Kuldsed sõnad, Liisa. Aga on ka küsimusi ja Kristiina, ole hea. Ja aitäh. Kas ma tohin, mul on 2 küsimust. Ja ikka, muidugi. Ma küsin 2 küsimust. Kõigepealt, tegelikult mul on üks tähelepanek. Mäletan, see oli, ma arvan 5 aastat tagasi, kui oli küsimus, et mis saab ikkagi raamatukogudest, et kõik läheb digitaalseks ja meil ei ole üldse seda vaja, sest kõik on digitaalne, need raamatud, neid saab kastidest võtta ja on mingisugused kuskil maa all mingid peidukohad, et küll need raamatud leitakse ülesse. Siis mul on ülihea meel, et olete leidnud uue äriplaani. Selles suhtes, et te jääte ellu, teid on täiega vaja ja selle üle ainult nagu au ja kiitus teile. Siis mu küsimus läheb Teliale, et te just rääkisite sellest, et oleks kiire internet igal pool. Ja nüüd on hästi võhiklik küsimus, palun ärge naerge. Aga mis nendes kosmose kiire interneti, ma kohe ütlen, mis selle... Starlink. Ja võtta, et kas järsku võiks Eestil ka olla midagi sellist, et siin orbiidil liigubki Eesti endase ja meil oleks nagu kogu aeg kiire internet. Tänud küsimuse eest. No Eestis Starlink täitsa toimib ja on kasutatav ja eks me ju maailmas näeme ka seda globaalset satelliitside arengut ja eks tegelikult meil oleks vaja väikese riigina, ilmselt me ise päris neid satelliite sinna orbiidile saatma ei hakka, see natuke käib üle meie eelarve pea, aga Euroopa alternatiiv Starlinkile tekitada võiks olla küll üks asi, mille eest Eesti seisab, sellepärast et me näeme, kui ohtlik on see, kui üks mees kuskil Ameerika mandril saab otsustada, kellel see internet on ja kellel ei ole ja kellel need varuühendused siis sellel hetkel, kui neid vaja on või ei ole. Sest ega satelliitsidet me näeme selgelt täna niisuguse hukukindluse varuühenduse lahendusena. Kõik, mis on maa peale infrastruktuur, see on hävitatav. Ühel või teisel viisil see on hävitatav. Satelliite on võrdlemisi keerulisem hävitada sealt kosmoseruumist. Ka tehtav, aga kulukam. Nii et jah, niisuguse alternatiivside lahendusena kindlasti satelliitside tulevikus on oluline komponent.
kuidas me saaksime nüüd tõesti selle niisuguse autonoomsuse tagatud selles valdkonnas, on suur küsimus, ma arvan. Ja siis mul ongi nagu riigi poole, et ma tean, et me oleme rääkinud sellest, ongi Eestit ühtne digisüsteem, mis on üle kohalikud omavalitsused kõik, kui kaugel see on ja kas nüüd me teame, et kohalikud omavalitsused ongi autonoomsed, aga võib-olla nemad ei tahagi, et näed, riik pakub sulle, näed, tulge võtke, siin on niisugune hea süsteem, nemad ütlevad, et ei, vaata jonnin, et mina olen ise otsustan, võtan millist tahan. Et kuidas seda lahendada, aitäh? Aitäh, lühike vastus. Riigivõrku on ühinenud üle 60% omavalitsustest ja riik tagab selle võrgu kaudu siis küberturvalisuse nõuete täitmised. Viimane ots minu arusaama mööda tahab, aga küsimuseks on raha. Ehk et kui me tahame sellist, siin on ka mitu korda seda tegelikult välja toodud, et kuidas me kõike seda imet rahastame, mida me teha tahame, ja selle raha puhul on siis ka tegelikult selles arengukavas päris palju meetmeid, siin on omavalitsused tõid välja seda, et juhtimine peab minema paremaks. Siin on päris palju punkte, mis seda juhtimist paremaks teevad, et parema juhtimise kaudu saaks kokkuhoidlikumalt, sõna otseses mõttes kokkuhoidlikumalt, ka inimeste mõttes kokkuhoidlikumalt neid küsimusi lahendada. Et me liigume sellega edasi, aga see arengukava üks väljundeid või üks tulemusi on see, et seda juhtimist on ka paremini kirjeldatud, kuidas sellega paremini edasi minna. Aitäh. Kaimo, soovid ka midagi lisada? Ja, et see on, aitäh selle märkuse juhendamisest, osutamisest, et omavalitsused on autonoomsed ja see on tõesti hästi tähtis põhiseaduslik printsiip Eestis, aga sellist asja, et omavalitsused ei tahaks kasutusele võtta riiklikke lahendusi, et ei, seda ohtu ma ei näe. Seal oleks küll võib-olla tõesti see mõtlemise koht, mis tegelikult ka seal arengukavas on olemas, et paneme andmed tööle, paneme andmed liikuma, et võib-olla tõesti konkreetset lahendust äkki põhjusel või teisel omavalitsus ei soovi kasutada, aga mingid andmed, et hea küll, et omavalitsuses tekivad mingid andmed teenuse osutamisel, vahetame neid riigiga, et selles suhtes ei ole tõrget. Et see on nagu ainumõeldav viis, kuhu minna. Tänud. Ja järgmine küsimus, Urve, ole hea. Esimene küsimus on lühike ja puudutab seda, et siin alguses öeldi, et avalikus sektoris 2030. aastaks tagab selle pädevuste ja selle arengukava täideviimine 425 miljoni eurose kokkuhoiu. Minu küsimus on see, et kas meil on teada ka mingisugust summat, mis puudutab investeeringuid selleks, et kas seda keegi teab. Ja teine küsimus, ma ütlen ka kohe ära, siin kõlas üks arvamus, et kas me ei ole äkki liiga aeglased kogu selle plaaniga ja tõepoolest siin ükspäev ma leidsin, et Singapur juba sel aastal alustas õppetunde algkoolides nii-öelda tehisintellekti baasõpetustega, et kas keegi kommenteeriks seda ka, kes tahab kommenteerida, aitäh. Nii, aga ma arvan, raha koha pealt vast minister on kõige parem vastama. Selles arengukavas on tegelikult kirjas selline põhimõte, et ma kiiruga ei hakka täpselt punkti numbrit otsima, on selline põhimõte, et personalikulud ja IT-kulud lähevad kokku. Ehk et me tegelikult hoides kokku, siis ühelt poolt investeerime teiselt poolt ja me ei lähe maksusid inimeste käest juurde küsima, et see riigi põhimõte IT-arenduses tähendab seda, et me kuskil hoiame töötunde kokku ja samal ajal siis saame parandada ka neid digiinvesteeringuid, kus seda vaja on. Ja seal on ka väga oluline, et nüüd mitte paanikat tekitada, väga oluline põhimõte on tegelikult selles, et avaliku sektori proportsionaalne suurus jääb samaks. Meil ei ole seda, see käis ka läbi, seda eesmärki ei ole, et me peaks mingi konkreetse arvu avalikust sektorist inimesi vähendama. Me ikkagi näeme seda, et koolis töötab sama palju inimesi edasi, aga võib-olla need asjad, mida õpetajad, tugiisikud,
kogu kooli personal saab lastele või noortele pakkuda, on laiem tänu sellele, et mingid tehnilised asjad saab masin ära teha, et see on nagu selle mõte. Ja võib-olla selle kiiruse koha pealt, et Linnar, oskad sina võib-olla öelda, et ei oska. Oskab keegi öelda, miks ollakse aeglased? Ega me ei ole liiga aeglased. Miks Singapuris juba toimub? No, ma julgeks kommenteerida seda poolt, et see, mis siin ennem nagu ka läbi käis, et see demokraatia pool, et Eesti ja demokraatlik riik ja Singapur, me oleme nende teistes digiarengu teemades samamoodi näinud, et teatud asju autoritaarselt on oluliselt lihtsam ellu viia ja korraldada ja ka sellisel juhul on ka see nii-öelda see rahastuse mudel, et ühest kohast annan tellimuse, annan raha, onju. Et antud hetkel meie oleme seda ja teehüpet ja koolides ju hakanud üles ehitama AI-õpet era-avaliku sektori koostöös ja ühiselt. Ja kindlasti siin juures need vabadusi hoidvad valikud. Urve tegi ilusti raha otsa lahti ja mina kui väga suur rahahuviline inimene, siis jätkaks sellel samal teemal, et lugesin ma sealt arengukavas seda, et 10 aasta jooksul, või 8 aasta jooksul, nüüd aga vist enam 10, on plaanis siis investeerida, oli see 1,8 miljardit, oli nii enam-vähem 200 miljonit aastas. Väga ilus ja suur number. Ja siis jäin järsku nagu mõttesse, et tegelikult see number on mulle tuttav, kuna riigieelarve läbirääkimistel räägiti sellest, et Eesti maanteedesse tuleb umbes samasugune hulk raha iga aasta nagu investeerida, et siis nagu maanteed toimivad ja inimesed saavad nagu rahulikult Tallinnast Tartusse sõita. Ja mõned inimesed isegi Saaremaale, Narva ja igale poole mujale. Et mõnes mõttes nagu sama suured summad ja ma jäingi nagu mõttesse peale seda, et kumb on siis, või et mõlemad on ju nagu väga tähtsad selle koha pealt, et me mingisse asfalti paneme 200 miljonit aastas, no keegi ei vaidle vastu, kõik ütlevad, paneme rohkem. Asfalti on vaja, sest Tartusse, Saaremaale, Narva, igale poole on vaja pääseda. Aga see, kui sa hakkad nagu digisüsteemi investeerima 200 miljonit, kus paraku ei jää nagu seda 10-meetrist asfaldirada järele pärast seda, eks ole, me ei näe seda. Et see tundub nagu täitsa jabur, et kuulge vennad, 200 miljonit nagu hulluks olete läinud peas. Et võib-olla nagu, et on mul kuidagi nagu õigus või kuhu te selle raha siis panete, miks ei jää asfaldirida alles teie tegevusest või mis asi jääb alles sellest 200 miljonist? Suur aitäh küsimusest, Lauri Luht, Justiits- ja Digiministeeriumi digiriigi asekantsler. Et ma tegelikult hakkasin seda asfaldi paralleeli mõtlema niimoodi, et ega meil on ka ju nähtav osa on ju sellest teedeehitusest, ega väga palju nähtamatu. Me võiksime, pane lihtsalt asfalt sellele muldtee peale, ongi õrras, et nähtav osa on ju paigas sel juhul. No samamoodi ka, et me räägime ikkagi nähtavast osast, kui meie inimestel on ju meie enda need digiteenused, meie e-riik, need, kuidas me kasutame, ütleme siis mitte neid, me eelistame oma toimingute kiiruse mõttes ju digilahendusi, et see on see nähtav osa. Nüüd tõepoolest, nüüd on see nähtamatu osa, et mingid asjad meil ongi automatiseeritud, mingid asjad, kas on lihtsustatud ja on automatiseeritud, et seda me ei märka. Aga nüüd on see hullem lugu, kui me peaksime selle ära kaotama, võt siis me märkame seda, et milline tegelik koorem meile kaelale tuleb, kui me seda investeeringut edasi ei vii ja kui me seda tehisaru ei rakenda ja kui me jällegi, et mis kolleeg Tõnul on vaja ka veel taristu teha, turvaline ja tugev taristu sinna juurde alla. No ei ole näha, ei näe, et kus need serverikapid kõik on ja väga paljudel juhtudel ei tohigi olla näha tegelikult, et kus kohas nad siis täpselt on. Et see asfaldi paralleel on, et see on asfalt on nähtav osa, et ka meil on ka nähtavat osa, aga tõepoolest selleks, et see kõik püsiks meil riigis ja kõik see, mis te ka täna siin kajastasite alates meie põhiväärtuste kaitsest, sideni, küber, digiriigi teenused, tehisintellekti kiht, võt seda meil on kõike samamoodi vaja nagu ka tee-ehituses. Nii et, jah. Nii, ja ma nägin, et Riho soovib lisada siia. See võib olla üks selle digipädevuse osa tegelikult, et kui ma vaatan just see küberjulgeoleku valdkonda, siis nagu mida vähem seda näeme, seda parem, et kui me seda näeme, siis tegelikult on juba midagi nagu pekkis. Et see võib olla, see ongi see küberhügieeni või küber ja digitaseme üks osa, et aru saada, et mis asi see, mis nõuab seda, et sul on nagu turvalisus tagatud ja ega me sõjaväge ka iga päev ei näe, meie tänavate peal automaatidega ringi käimas, aga ka sinna oleme valmis nüüd maksma nii-öelda
mida rohkem seda küberkuritegevust, küberpettust seda on, eks seda rohkem võib-olla ka inimkond või ütleme, ühiskond saab sellest aru, aga ma arvan, et see võib üks asi, mida lisada sinna sellesse digipädevusse, et mis on see taristu, mis on investeering vajalik, et see üldse toimiks kõik. Ja Tõnu, ole hea, kommenteeri ka seda. Ja, aitäh, Riho, ma mõtlesin just täiendada seda, et see ongi, kui me vaatame näiteks nüüd viimaste aastate Eesti siis küberstatistikat, mis on ühtepidi kurb, seepärast, et ta läheb praktiliselt eksponentsiaalselt lähevad üles, eks ole, intsidentide arvud ja ka oluliste intsidentide arvud, siis tegelikult, mis on jälle rõõm tõdeda, et tegelikult Eesti Vabariigi kodanikud on tunnetanud pigem vähem. Ühesõnaga, et see näitab seda, tegelikult see küberkilp või see, ütleme, meie nagu võimekus, see on mitte ainult, eks ma ei räägi praegu avalikust sektorist, ma räägin kõigist, eks ole, on tegelikult võimelised nii-öelda vastu, eks ole, käigud tegema. Et tegelikult need ründed, mida massiivselt tuleb, me suudame tegelikult suhteliselt hästi tõrjuda. Nüüd siin arengukavas on ka hästi palju just seda küberi osa ka, ja näiteks oluline ongi just see, et näiteks me saame selle olukorra pildi oluliselt paremaks, kui meil on olemas selline üks tsentraalne võimas küberkeskus, mis on ka Vabariigi Valitsuse tööplaanis olemas ja see on meil nüüd siin, eks ole, strateegias sees, millega me tegelikult tegeleme juba, et tegelikult see on hästi põnev ja hästi oluline valdkond, mis läheb ka väga palju sellesse nagu tehisintellekti sisse, et täna ongi juba, eks me näeme, mis Anthropic teeb praegu uut, eks ole, tööriista, et saaks nii-öelda võidelda siis tehisintellekti põhjusega küberkuritegevusega, saad seda teha ainult tehisintellekti abil, sest inimene ei ole võimeline. Aitäh. Ja Urmas, nägin ka soovi. Ja aitäh. Võib-olla natuke teine aspekt veel, mida me siin oleme arutanud, mis sundis mind nagu mikrit haarama. Et väga hea, et me kogu seda temaatikat just siin Riigikogu komisjonis lahendame või arutame, sellepärast, et kogu selle arengukava elluviimisega tegelikult tekib teistes valdkondades mingisuguseid mõjutusi. Positiivseid enamuses, aga negatiivsed ja üks on sotsiaalne probleem. See sotsiaalne probleem on hariduses ja see on selles, et meie tehisintellekt tõenäoliselt muudab nüüd hariduse poolseid nõudeid või seda õppekavade osa nii palju, sest et teatud erialad, teatud tööd, lihtsamad tööd, millest kõik alustavad, hakkavad ära kaduma. Ja see on eriline probleem just noortele, kes tulevad koolidest, sest et kui vanemad töötajad ümber õppides, neil on mingi elukogemus ja midagi veel tänase noorte tööpuuduse kõrval vaadates, et sul ei ole võimalik noorem arendajaks enam hakata. Siin näide oli noorem arendajana. Et sa peaksid olema valmis nagu see vanem arendajaks juba olema, siis kuidas see noor inimene jõuab sinna järgmise tasandi lähedale? Ehk kuidas me peaksime haridussüsteemi muutma kas koos ettevõtlusega või et leida see liitekoht, kus haridus lõpetab ja noorel inimesel koolist tulles on võimalik pardale asuda. Et digi- ja IT valdkond seda ei lahenda üksi. Ta on selle tehnoloogia juures, mis selle probleemi tekitab. Ta on selle isegi toetaja, maaletoja, see on väga positiivne tehnoloogia. Aga ilmselt me riigina ja eelkõige just läbi Riigikogu saame neid fookuseid ja nõudeid hakata suunama, mida peaks nüüd lahendama hakkama. Vältimatult, sest muidu tuleb üks tsunami, mis viib terve hulga meie noore põlvkonna inimesi kuhugi määramatusse. Nii, aga tänud ja 2 tundi ongi möödunud nagu linnutiivul. Kogu selle tarkuse, mida siin täna räägiti, võtame me kaasa siis Riigikogu istungile, mis toimub järgmisel neljapäeval, kus siis tutvustatakse kõigile Riigikogu liikmetele Eesti digiühiskonna arengukava. Ja sellega ma hea meelega kuulutaks selle majanduskomisjoni istungi lõppenuks nii nendele inimestele, kes on siis siin saalis, kui ka nende inimeste jaoks, kes on kuskil seal
oma ekraanide taga olid seda vaatamas. Väljas on ilus ilm. Lähme naudime seda.